Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas ei keegi muu kui Sass Henno. Tere! Tere! Ja mina nägin Facebookis sinu storyt. Sina oled kaalust alla võtnud, elu muutnud ja ma ütlesin kohe, ma tahan teada, ma tahan rääkida, ma tahan, et sa inspireeriksid inimesi, nagu kõik see tervislikkus, kaalulangetus praegu on väga popp teema, on ju. Uus aasta, uus mina ka. Et kust sul tuli mõte, et nüüd ma hakkan kaalu langetama, kui palju sa kaalu langetanud? Räägi natuke sellest, et kust see algas, kust see kõik alguse sai? No, algavad need lood ikka tavaliselt ju niimoodi, et ema ja isa tutvuvad ja siis sünnib üks laps ja siis ta võtab kaasa mingisugused taaga sealt oma lapsepõlvest ja siis ta kuidagi üritab elus hakkama saada. Ja. Aga minul see... ma olen alati kaalu nagu jälginud umbes selle pilguga, et see on päris suur. Nagu, ma olen nagu mõelnud, et peaks nagu sporti tegema rohkem ja peaks sööma, aga nagu selline tõsisemalt ma võtsin käsile ennast eelmise aasta, siis 2025, see oli 12. mai. Ja minu selline nagu see stardipositsioon oli see, et mul elukaaslane kolis välja. Mina läksin Pärnusse, ostsin suure grillkana, panin selle ahju. Siis sõin seda kana seal niimoodi õhtul ahju juures niimoodi. Siis vaatasin neid kanatükke seal. Siis mõtlesin, mis mees ma nüüd olen. Et siis on mingi hunnik nagu mingid kanatükke. Mul on kõht räigelt täis. Ja siis mõtlesin, midagi peab muutuma. Ja see on see mõte, mis ma mõtlesin, et homsest ma hakkan nagu korralikult. Aga sa sõid grillkana, mitte mäkki hessi, no. Et selles mõttes ikkagi ju tervislik valik, mida üle süüa. No jah, et ta oli, aga kuidagi see nagu otsus tuli just selle kana pealt nagu niimoodi, et ma olen alati olnud emotsionaalne sööja ja ma olen nagu, ma olen elus hästi palju igasuguste selliste emotsionaalsete sõltuvustega tegelenud, et ma kunagi jõin hästi palju ja panin pidu ja siis 2017 ma jätsin joomise maha ja siis kunagi ma tegin nagu... Ja siiamaani, alates 2017 puhas? 2017, 27 november, et 9 aasta jookseb praegu. Tegin aineid kunagi, kui minu pidude periood oli, siis jätsin need maha 2018 suvel. Ma korra tahan selle alkoholi kainuse kõike teema siia nagu tuua, et praegu ka vaatan sotsiaalmeedias järjest hakkab levima seda, et inimesed, saate aru, isegi üks pokaal õhtul, isegi nädalavahetus, isegi 6 korra, see on sõltuvus nagu ja see teeb sulle halba, et isegi sa ei pruugi aru saada, et too siia mingisugused, ma ei tea, mõtted, ideed inimestele, kes kuulavad ja samamoodi alkoholi tarvitavad, et mis see ikkagi tähendab olla kaine, kuidas su elukvaliteet on nagu muutunud, mõttemaailm, ma ei tea. See on kaval küsimus, see on 2 otsaga küsimus tegelikult, et esimene nagu kiire vastus on see, et mina nagu elukvaliteedi muutust koheselt ei tundnud nagu see 9 aastat tagasi. Sellepärast, et mina olin nagu ma võin öelda eestlastena, et nagu meist enamus, et ma olin nagu hästi funktsioneeriv alkohoolik, et ma ei olnud kunagi ju selline, et kellel oleks alkohol nagu probleeme põhjustas palju lõbusaid tutvusi, toredaid pidusid, õhtuid sõpradega, nii edasi. Et nagu otse seda muutust ei tulnud ja algus oli ikkagi selline, et hästi paljud nagu lähedased tuttavad ütlesid kuidagi, olid pigem nagu tühistavad, et sul ei olnud ju probleem või mis sa nüüd esined või et üldse siis ei võta. Või, rase oled või? Täpselt see rase oled nagu kultuur, eks ole, et mis sul siis nagu nüüd kaua see kaine november sul nüüd kestab siin või nagu, et millal sa normaalseks hakkad. Ja siis ma kõigile rääkisin neil ühe loo, et minul oli nagu see kaineks hakkamine kuidagi seotud sellega, et mul poeg oli 2-aastane siis esimesest suhtest, nagu poeg oli 2-aastane ja siis me ei olnud ka lapse emaga koos, aga poeg oli hästi palju nagu minu juures ja meil oli üks nagu loomaaia päev oli kokku lepitud. Aga mina olin siis, hängisin 5- ringi ja siis panime tina kõvasti võsul ja siis mul tuli meelde, et ma pidin hommikul poja loomaaeda viima. Ja siis nagu puru umbes peaga korraldasin ennast kuidagi koju, magasin poja toa põrandal, ärkasin üles ja siis poeg oli nii rõõmus, et ma selle hommikul olin elas mul kuidagi seljas ja oli tissi loomaaeda ja siis mina olin nagu sellises pohmellis ja kuidagi läksime sinna loomaaeda ja siis seal loomaaias tekkis mul selline nagu tunne, et ma ei viitsi siin üldse olla umbes ja poeg oli nagu selline, et küsis kõigi nende loomade pealkirju, mis seal on umbes, et nagu kes see on ja siis nagu ma olin nagu, see on siin Amuuri mägikits ja lämme ära ja siis mingi hetk ma nägin, et pojal tõmbas energia maha.
ja siis mul käis mingi klõps, kus ma sain aru, et okei, ma dubleerin oma lapsepõlve, et minul oli isa, kes lasi jalga, kui ma olin 3, siis ta käis mul pühapäeviti külas, ma neid pühapäeva isapäevi hullult ootasin nagu minu poeg loomaaeda ja ma sain aru, et ma kordan mingit mustrit ja siis tuli nagu see, et ma ei tohi enam juua. No lapsed ju tunnetavad energeetiliselt ka oma vanemaid, et sa ei pea talle isegi midagi ütlema, et midagi on halvasti on kodus, näiteks ta tunnetab ta tunnetab selle energeetika ära nagu, et isa ei taha siin minuga olla või et isal on halb olla kuidagi või siis mul tekkis nagu selline nagu üks selline murdosa hetkega tekkis see loomaaias otsus, et see peab lõppema, sest muidu ma lähen temaga täpselt samale teele, kus ma olen see pühapäeva isa, kus ma olen see pohmeellist peaga pojaga mängiv isa. Ja siis mõtlesin, mul ei ole elus nagu liiga palju nagu võimalusi olla heaks eeskujuks oma lastele, sest ma nagu teen nagu valesid asju pidevalt. Aga nagu, et ma olen vähemalt sellega, et nad väärivad seda, et neil on sa nagu ise ütled valesid asju. No, Mina pigem võtan kõiki need asju kui kogemused, õppetunnid ja see on nagu kokku lepitud juba enne, kui siia planeedid tulid, need on kõik vaja läbi teha ja sellest midagi õppida, et see on nagu vale. Angela, sellepärast ma tulingi su podcasti ja ma ütlen, et oma nagu elus kuskil 5 aastat tagasi ma oleks kõigile ei öelnud, vaata. Aga kuna nagu sa võtad seda asja nii ja ma ise ka olen teel sinna, et ma võtangi seda asja niimoodi, et kõik need nagu valed asjad on mingisugused peatükid. Valed asjad, jutumärkides. Või siis endale mingid kannatusi põhjustanud asjad või nagu teistele südamevalu põhjustanud asjad, et need on nagu mingid peatükid. See ei meeldi need küsimused, mida sa kahetsed elus, et sa teinud oled, nagu ma ei kahetse midagi. Pigem see, kui ma jätsin midagi tegemata. Sa oled mu vastuseid näinud, et see, ma ka ei kahetse midagi, et selles mõttes, et ma nagu teeks tänase kogemusega asju teisiti, aga öelda, et ma tolle kogemusega nagu midagi nagu. Aga tolle kogemusega sa ju tänasesse punkti jõudsidki, nii et tegelikult me ei saa midagi öelda, oleks teisiti teinud, oleks, oleks ei tähenda midagi. Sa oled õigel teel sellega. Sina ka. See on nagu, see on see teekond nagu, kus me oleme ja mõtlen, kui sa kirjutasid mulle siin, et tule ja räägi, siis mul ei olnud isegi enam seda instinkti, et mul on alguses see ei ütlemise instinkt hästi suur, et mis nüüd mina või mis ma tulen või mis ma ei ole õige inimene rääkima, aga sulle mõtlesin nagu kohe et kuulasid sisetunnet. Seda tead nagu et see sisetunne oli see. Aga et alguses joomise mahajätmisel oli alati selline nagu, et mingit otsest vahet ei olnud, aga hästi palju pidin vaidlema. Ja siis mul tekkis see lugu, see sama, mida ma sulle rääkisin ja vaatajatele rääkisin, praegu see poja lugu ja siis, kui ma nagu klubides kuskil nagu nende võhivõõrastega, kelle kõik oli selline, et tulevad mingid külalällarid, et jõu, teeme pitsi ja nagu niimoodi. Siis ma kõigile ütlesin, et ei, ma enam ei tee, et siin miks sa ei tee, mis sul viga on, ma olen alkohoolik, me oleme kõik alkohoolikud, ära jama nüüd, on ju. Ja siis ma rääkisin selle poja loo. Et ma nägin seda kurbust pojas seal loomaaias, kui ma ei viitsinud taga olla. Ja siis kõige nagu sellised hullemad, sellised jotad olid ka nagu, poja pärast või, respekt või. Et siis tõmbas see, et teeme pitsi nagu tagasi, et see lugu läks kuidagi nagu teistele ka hinge. Ja siis oli umbes 5 esimest aastat oli selline periood, kus ma räigelt igatsesin. Ma igatsenud seda nagu purjus olekut, aga ma igatsesin kogu seda sotsiaalsust, mis sellega kaasas käis ja ma tulin ka maha ju niimoodi, et olin siis Red Bulli kutt vahepeal on ju mingisugune energiajook oli käes, siis ma olin mingisugune, ma ei tea, alkoholivabade jookide kutt on ju, siis lihtsalt kallad endale mingisuguseid mõrudaid kaloreid. Oota, väikeste sammudega hakkasid asendama, ega paugu pealt ei saagi ju suurt hüpet korraga teha, et see ei ole nagu tulemusi toob. Ja siis mingil hetkel ma nagu avastasin, et see igatsus on nagu, et see on nagu kadunud ja siis ma sain aru, et seda ei ole enam minus. Ja siis ma sain aru, et see oli tegelikult identiteedi muutus, et miks ma sellest nii palju räägin ka, et nüüd on mul lugu on see, et et ma olengi karsklane ja et ma olengi see, kes ei võta ja mul ei ole vaja seda ühte pokaali ka või et kui kurk valutab, siis poolt selli jäägermaistrit, et kurgurohtu oleks või midagi, et mul ei ole vaja või ma käisin hommikul just siin mingi 4 minutit ujumas sõbraga jälle ja ei ole selli tunne. Oot, nüüd, kui külm on merevesi? 0? Praegu 0. Ja sa käid ujumas? Kalarannas on 3 ja siis Pirital on 0 praegu. Oh my god. Ja kuidas on? Oled varem ka teinud, käidki regulaarselt talviti ujumas või see on esimene kord või? Ma olen nagu alati käinud ujumas, kui tuleb tunne, et võiks minna, aga ta on ikkagi aus vastus on see rõve. ei saa rääkida mingit, oi mõnus, et täna on suured lained ka, et tuul on puhanguti, ma ei tea, 19 meetrit sekundis on ju, et see on nagu vastik ikka, et me läksimegi kursavennaga Mihkel Soega läksime nagu Kalaranda, kus me elame Kalamajas ja kodu lähedal. Ja siis vaatasime, et laine on nii vastik ja nagu et ei taha minna, et nagu see tuul on nii kõva lihtsalt, et puhub trairõubi seljast ära. Ja siis läksime Piritale. Pirital oli nagu vähem tuult. Sai putka taga olla, vahetada riidid ja niimoodi, aga mis see annab kuidagi, see on jälle selline identiteedi osa, et ma teen enda kehaga mingisuguseid selliseid asju, mis mulle tunduvad huvitavad.
see on täpselt nagu see allavõtmine ja kõik, et ma nagu katsetan enda piire, ma saan midagi enda kohta teada. Ja noh, ma ei soovita kellelegi, et kui teil tundub, et on külm ja rõve, siis te ei pea minema 4 minutiks 0 kraadisesse vette. Et ma ei tea, kas see annab midagi sulle või mitte, aga ja, mulle see annab. Just, ma tahtsingi öelda, et iga inimene vaata nii erinev. Kuulake ise ennast, küsige see küsimus enda käest ja kuulake seda vastust, mis teie seest tuleb. Näiteks minule külm vesi üldse ei sobi. Ma olen proovinud isegi minu jaoks mingi 18 kraadi vesi basseinis, kus Türgis on küll, ma ei lähe. 25 on normaalne ja sealt edasi ma võin juba varba nagu vette pista, on ju. Aga et kuulagegi täpselt oma keha, eriti naised, et tali ujumine, külm ja kõik, on ju. Et kellele sobib, kellele ei sobi, kellele teeb see positiivset, kellele negatiivset, tehke oma otsused ise. Mehed ka samamoodi, et ega mina ei tea, et võib-olla see teeb viljatuks või mida iganes, et no, kui teeb, siis teeb, et jumal tänatud, on ju. Mul on 2 ilusat poega olemas juba. Et aga nali naljaks, et see on lihtsalt selline mingisugune asi, mis annab jälle mingi nagu sellise raami päevale, et nüüd ma olen see vend, kes käib. Ja ma olen seda teinud, ma ei tea, ma arvan võib-olla mingi 11 korda see talv lihtsalt või niimoodi, et ja noh, põhjust jälle mingite vanade tuttavatega nagu rääkida, et kuule, lähme koos. Vaat nüüd on klubide asemel talisuuplused, on ju. Ja see on nagu lahe ja see ongi see, et kui eriti veel teed seda selliselt nagu hardcore'id ka, et pärast ei lähe kuskile sauna või et vahetadki neid riideid seal kuskil nagu mere ääres, et siis ta on selline, see annab nagu jõudu enda üle naerda. Et tegelikkuses, mis ta nagu hästi selline maine või nagu hästi ratsionaalne on, et ma olen nüüd selline täiskasvanud vend, kes tuleb siia, korib ennast paljaks, läheb 0 kraadisesse vette ilma ühegi loogilise seletuseta, on ju. Ja pärast sõbraga oleme see, et tee on hea soe. Siis hakkad seda ühte piparmündi teed seal nagu mikrobussis hindama pärast seda nagu nii väga, et noh, see on, et. Aga no ma ei tea, kas kuidagi tervisele aitab või aita, et nagu usk aitab ka, et. Jah, vaata uuringuid on tehtud, on ju, aga samas ma ütlen selle kohta nii, et tänapäeval leiab igaüks vähemalt ühe uuringu enda mingite seisukohtade toetamiseks. Jaa, see uuringute värk on. On ju, et ma võin võtta kohe välja uuringu, mis näitab, et talisuplus on nii hea ja positiivsed mõjud ja siis teine uuring kõrval, et see ei ole üldse nii hea ja mis negatiivsed mõjud seal on ju, et leia oma tõde. Kui sa tahad mingil hetkel uskuda, et see on positiivne ja see mõjub sulle hästi, siis see mõjubki, sest sa ise tunnetad ja mõtled nii. Aga teine hetk, ütleme 10 aastat hiljem, sa ei taha enam seda teha. Ja. Siis on juba halb negatiivne, on ju. Ma olen ka kunagi oma mingitel meediakoolitustel toonud näidet, et tegelikult me saame teha uuringu, et Tallinnas on väga täpne ühistransport ja see on Euroopa üks täpsemaid ja me saame teha uuringu, et Tallinnas on väga ligadi-logadi seal ühistranspordi graafikutega, et see oleneb metoodikast ja oleneb nagu püstitusest ja neid on nagu võimalik teha. Aga jah, et ma olen sinuga 100% nõus, et see enda keha kuulamine on nagu hästi-hästi tähtis. Ja noh, mul keha ütles mingi hetk ka, et sa ei taha mingeid aineid, sul ei ole vaja neid. Sa tahad seda sellepärast, et sul oleks rõbus. Sa oled tegelikult kurb seesmiselt ja sa oled nagu tüdinenud seesmiselt. Sa ei leia nagu seda sära ja sa siis aitad seda sära kaasa sellega, et sa pead mingi peo maha. Aga sul oli siis reaalselt see hetk, kus sa tundsid seda infot enda sees nagu? Sest vaata enamused, nad on nii seal rattas sees, need polegi seda hetke, et võtta see aeg, kuulata enda keha, oma mõtteid, tundeid, vaid lasevadki selles rattas edasi, aga sul siis oli mingi hetk, kus peatusid? Mul oli mingi hetk jah, aga see tegelikult see sosin või see, et ma olin ju ammu rääkinud, et nagu, minul ei olnud probleemi, ma tegin seda nalja juba ammu, et ma olen alkohoolik, on ju, ja siis nagu mulle meeldis nagu öelda, et see on selline nagu. Vaata, sõnad loovad reaalsust. Ja siis nagu ma võtsin selle nagu omaks ja nagu see tunnistamine mul oli ammu enne. Et ma teadsin, et see ei ole normaalne, ma teadsin, et miks inimene peab nagu võtma mingisugust asja, mis on kultuuriliselt küll aktsepteeritud, siis nagu näiteks alkoholi. Ja tegelikult ei vaja seda, et ükski keharakk ei vaja seda. Et see on lihtsalt mingi meeleoluvärk. Ja nagu ma olin enne seda rääkinud, aga see mahajätmine toimus pea sees seal loomaaias, et ma kuidagi pojaga sidusin ära selle ja noh. Kindlasti nagu on inimesi ka, kes ütlevad, et oi, et nüüd sa asetasid oma lapsele suure koorma, et tema on sinu nagu justkui see nagu nii-öelda kaineks saamise nagu garantii või nagu, aga las ta kannab siis seda koormat, et aga issi ei joo vähemalt. Ja siis ainetega on täpselt sama, et mingi hetk ma nagu üks sõber ütles mulle, me olime Pärnu lahel jahiga öösel pärast mingit kontserti ja siis ütles, et kuule ära too enam nii suuri kokaiinikoguseid meile, see oli aastal 2018 nagu. Et me muidu teeme ja siis me oleme kurjaks üksteise peale ja siis ma ütlesin, okei. Ja nii lihtsalt käiski? Ja siis ma ütlesin, et nagu, see oli Põhja-Korea 5 miinusest, kes ütles, et ära too seda nagu gruppi meile niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et okei, ma ei too.
Ja siis see oli nagu viimane kord, et nagu, kus ma mõtlesin, et ei, et see tegelikult see on kurjus. Ma usun päriselt, et nagu kokaiin on nagu hell of a saatan, ta ei tee tegelikult head, see on kultuuriliselt bränditud niimoodi, et ta on mingisugune fa-fa ja edukate inimeste mingisugune serva mahavõtmise asi. Tegelikult ta teeb väga enesekeskseks, ta teeb väga kurjaks inimesed, ta nagu kogu see tarneahel, kus ta sealt Lõuna-Ameerikast tuleb nagu verevalu ja nagu hävitatud elude hinnaga, see on nagu karm. Et noh, ja paljude teiste ergutitega samamoodi, et siin nagu võid rääkida romantilist lugu endale, et äge, aga tegelikult see noh, ei ole. Ja siis ma kuidagi hästi lihtsalt nagu otsustasin, et ei, ma ei taha seda enda ellu. Ja siis sealt edasi on nagu täiesti puhtus, et ei mingit, jumala eest, ma ei joo kohvi ka, et Päriselt? jah, ma olen kõik halvad asjad maha jätnud. Mul on nii põnev kuulata, ma ise selliseid aineid asju proovinud kunagi ei ole, on ju, alkoholi kunagi seal 15, 16, 17 vanuselt sai nagu ära tehtud oma asjad, nüüd on nagu hea rahu olla, on ju. Et minust eestlastel see on nagu, et noh, alustavad seal lihtsalt mingi 12, 13 aastased, on ju. Aga vanuseks 20 pluss nad on oma pidutsemised ära pidutsenud ja rahu majas, vähemalt pole 30-sed ei käi seal lakkumas ja aega raiskamas jutumärkides, on ju. Et hästi põnev kuulata ka kohvi. Jep. See on küll mul ja ma tahan kuulda ja. See on jälle hästi nagu kõik mu elulood on sellised hästi proosalised ja mul üks sõber nagu ütles mulle kunagi sellise lause, et kuule, ma kaebasin ka, et no mul on mingi iga päev mingi 10–15 euri nagu kohvide peale kuskil bensukates ja nii edasi, et mõttetu asi kuidagi, et üldse nagu ei mõju, et ma võin enne magama minekut ka juua ja nii edasi. Sõber ütles, et kuule, et aga ära nädal aega joo ja siis tee üks topelt espresso ja vaata, et jumala hea shoti tunne on. Ja siis minul selline nagu vana sõltlasaju mõtles, et seda tahaks küll katsetada. Ma olin nädal aega ilma, siis mõtlesin, et okei, nüüd teeks ühe espresso ja siis mõtlesin, et kurat, ma olen nädal aega ilma teinud, et äkki ma teen 2 nädalat. Siis tegin 2 nädalat ja ootasin seda oma topelt espresso hommikut siis. Ja siis mingi hetk mõtlesin, et kuule, ma ei ole 2 nädalat kohvi joonud, mis on olnud mu elust täiesti igapäevane osa, on ju mingi topsi kohvid bensukates, on ju mingi lõuna kõrvale restoranides. Ja siis mõtlesin, et kui ma 2 nädalat olen ilma olnud, järelikult ma ei vaja seda. Ja lihtsalt jätsin ära. Ja siiamaani kestab see või? Wow. Nagu... Ja siiamaani ootad seda topelt espresso shot ja see on meelest teinud juba. Ei oota, et selles mõttes ma olen nagu teinud vahepeal seda, et kui ma kuskil tahan nagu decaf'i näiteks, et on mingi selline tunne, kofeiinivaba nagu mingit asja, et siis nagu kofeiini ma olen nagu välistanud, aga et ma võin nagu võtta. Ja see on nagu see alkoholi teema on ka näiteks, et kui ma tunnen, et ma tahaks mingit alkoholivaba jooki näiteks, aga tahaks, et see noh, ma ei tea, kuskil merel sõpradega võtan mingi alkoholivaba õlle, et see on nagu okei, et ma nagu noh, võin ikkagi võtta, et ma ei panna endale mingit piiri, aga ma olen lihtsalt löönud, et ma ei joo alkoholi, et see on see. Tavaliselt need asjad ongi nagu süda, ma mitte kunagi enam ei tee, punkt. Näiteks toitumisega, kes siin alustab kõik suurte dieetid, ma ei söö enam mitte kunagi magusat, siis hakkavad need mõtted tulema, tahaks ja siis see süveneb ja siis murdumised on ja kohvi asjadega samamoodi, ma mitte kunagi enam ei joo, siis sa keelad endale midagi ja seda rohkem sa tahtma hakkad. Ja täpselt see väikeste sammudega, ma võin, aga kas ma samas tahan, sest ma tean, mis see mulle teeb, on ju, et kuidagi teistmoodi läheneda nendele asjadele, et meil ei ole seda, et ma keelan endale kõike. See kohvi ja ma võin sulle näidata, mul siin PDF-ide viisi, miks kofeiin on positiivne ja siis PDF-ide viisi, miks kofeiin on negatiivne. Ja ma usun, et see on täpselt ja see. Ja ma olen ise nii seal vahepeal nagu, et noh, mul on mingi info, ma ei ole ühe poolt ega teise poolt, ma lihtsalt olen kuskil keskel, sest ma ise siiamaani nagu ikkagi joon tassikese espresso macchiatot iga hommik on ja. Aga see on lihtsalt kuidagi jälle see rutiin. Ma ei tunne, et kui mul jääb kohvi omata, siis ma suren ära. Aga see on midagi, et ma teen kohvi ja ise jahvatan oma oad ja siis panen sinna masinasse ja et siuke nagu hommik ja siis no see soe jook on, ma võin samas teed ka juua on ja. Aga võib-olla ikkagi mingi sõltuvus, vaata seal on see kofeiin hoiab kuidagi ja siis ma toon selle vabanduse, et see rutiin on. Ei tea, peaks ka proovima nädal ilma. Aga tead, paljude asjadega on ju niimoodi ka, et ta võibki olla hea ja halb korraga näiteks, et see on ükskõik, et võtame, ma ei tea, mis sul eelmises saates oli teravili näiteks või midagi sellist, et ta kindlasti on päästnud inimesi näljahädast kuskil ja kindlasti on mingit teraviljakultuure väga vaja olnud ja kindlasti on ta kuskil ka nagu allergeeniliselt meile nagu kahjulik ja kindlasti mingite kombinatsioonidega ta võib ka täiesti kõrvale jätta ja et need asjadega on ja ma usun, et mingid trenni inimestel nagu kofeiinist võib olla kasu ja siis mingi hetk ta on ka seotud mingite kardiovaskulaarjamadega kuskil nagu organismis ja sõltub kogustest ja ma ütlen, inimkeha on nii imelik. Ja iga inimkeha on erinev individuaalselt. Erinevad, et me tegelikult siiamaani ei tea ju, et me oleme ka praegu ajastul, kus
kunagi, ma ei tea, sool oli kasulik, siis ta oli kahjulik, Ja. siis ta oli kasulik ja nagu igasugused, Vaata, mis praegu tehti just alles, toidupüramiid pöörati tagurpidi. Ma ei tea, oled näinud või? Viimased 2-3 päeva sotsiaalmeedias. Hull plahvatus ja teravili on kõige üleval tipus, all on kõik köögiviljad, liha, muna, piimatooted on ju. Siuke pauk. Me tegime testi siin laste peal mingi mitu aastakümmet on ju. Et mis siis saab, kui me sööme niivõrd teravilja. Täiesti haig. Tahtsin midagi lisada, mis meil just oli jutt. Rääkisime kohvist, me rääkisime kaalulangusest algas see asi. Aga see kaalulanguse koha pealt veel, et mul oli üks nagu see põhimõte, et ma hakkasin ka, kuna ma olin koos ka nagu fitness-sportlasega, siis mul oli see nagu tema pealt makrode arvutamine ja nagu kaalumine ja kõik oli selge. Et ma oskasin nagu karbitada ja teha nagu... Kõige inimene kõrvalt inspireeris sind. Et kuidagi, isegi kui me nagu kõrvuti olime, siis ma ikkagi pigem olin see, kes nautis, et ma võin minna kuskile kohvikusse hommikust sööma. Aga mul olid need oskused ja kui see 12 mahi nagu kukkus, et ma pean nagu kätte võtma, siis ma teadsin, et kätte võtmine käib läbi selle. Et kätte võtmine ei käi niimoodi, et ma kohvikus mingid tundmatuid õlikoguseid tarbin. Et ma pean nagu teadma, aga ma tegin sellise nagu kokkuleppe endaga, et ma võin süüa nagu kõike, aga ma pean lihtsalt teadlikult sööma, et kui ma tahan mingit õli kuskile panna, ma ise otsustan, kas ma panen, kui ma tahan seda võid kuskile panna, ma ise otsustan, palju ma panen ja et mis see nagu mu päevastes makrodes teeb. Et ma lihtsalt võtsin selle info kõik omaks ja siis tegin reegli ka, et mul ei tohi kõht kunagi tühi olla. Et ma nagu pean sööma lihtsalt asju niimoodi, et ma ei tohi ennast nälga jätta, sest muidu hakkab see mingisugune insuliinitalitus kuidagi omamoodi käituma ja siis ma niimoodi sõingi esimesed 3 kuud, kus mul läks põhimõtteliselt nagu lõviosa kaalust hakkas nagu täiesti minema, keha ütles nagu, et näed, et ma kuulan su sõna. Sõingi põhimõtteliselt kana, praadisin kartulit, küüslaugu, sibulaga, tegin sellised Eesti mehe toite, panin sinna panni peale mingid kana, tegin mingid ägedaid, mingid mustika marinaad on ega meeldinud ja siis neid FitLapi asju ka, mis nagu küll on igasuguseid lisaaineid täis, aga neid oli hästi mugav poest osta ja need aitasid mind hästi palju edasi. Ja siis võtsingi niimoodi, et siis suvi läbi, kui sõitsin mööda Euroopat ringi, siis seal oli ka see, et kui sa kuskil saates ütlesid, et sa unistad sellest, et sul oleks külmkapp, vaata, mis on nagu liha 3 täis. suurt sügav külma kirstu. Siis mul oli autos oli see nagu palav Euroopa suvi ja mõtlesin, et mul on nagu külmkappi vaja nagu, et kus ma saan, et kui ma kuskilt poest ostan mingid lihad valmis, et see säiliks vähemalt mul selle päeva jagu niimoodi, mitte ei roiskuks kella 3 juba. Et siis nagu ostsingi nagu mingisugust lihasid, praadisin neid kohe ära kuskil mägedes umbes. Aga näe, sa leidsid lahendused, sul oli eesmärk ja sa leidsid lahendused, mitte vabandused, mul ei ole külmkappi, ma ei saa seda liha säilitada. Sa ostsid külmkappi, et seda liha säilitada. Hästi nagu selline kuidagi, ma lähtusingi kaine mõistusega, et kuule, mis mu eesmärk on, et ma tahan ju olla, mul oli see, et mul on septembri keskel sünnipäev ja ma teadsin, et mis sa endale kingid, et ma mõtlesin, et ma olen kogu aeg olnud selline vend, kes ostab kas endale mingi paadi või ostab mingisuguse telgi või ostab mingit lollust, et ma nagu tahan mänguasju, et mul on see nagu väike poiss, kes tahab mänguasju, on minus nagu elus. Aga siis see aasta ma mõtlesin, et nagu ma kingin endale normaalse kaalu. Kas sa tahad tuua ka, mis kaalust sa alustasid, palju sa praegu alla oled võtnud? 128 pealt alustasin ja siis sünnipäevaks olin 98,7 või midagi, mis ma sünnipäeval pildistasin. Ja siis nüüd ma olen seal 100 ümber olnud kogu aeg, sest mul on nagu, ma teen hästi intensiivselt nagu trenni, ma käin saalis palju ja siis lihtsalt mul ei ole nagu kattimisperiood nii-öelda. Lihas kasvab, rasvama see väheneb ja vaata kaal seisab. Mul on olnud samamoodi naised õpilased näiteks. Tulevad, hakkavad trenni tegema, aga hakkavad samal ajal ka toituma. Sellepärast ma käsan teha alati pildid. Silmaga ise vaadades nii aru ei saa. Ja ütleb, mu kaal ei liigu, kogu aeg seal 60 kilo juba 2 kuud järjest. Ja siis me vaatame pilte. Jesus. Rasv on täiesti kadunud, lihasmassi täiega juures, mõtlegi, näed, vahet pole see kaalunumber. Oluline on peegelpilt, enesetunne, tervis. Et peaaegu 30 kilo siis. 3 kilo, jah. Ja siis nüüd ma saatsin sulle pildi ka, et ma kogusin neid veepudeleid, et iga kilo, mis alla läks või 1,5 kilo, ma täitsin veega 1,5 liitris pudeli, panin köögipõrandale ja siis panin need kuud ka juurde sinna, et palju mais läks, palju juunis läks, palju juulis läks. Ja niimoodi, et nagu vaatasin seda nagu rasva kogust, mis nagu kadus. Et see oli hästi selline nagu, kuidagi, see oli nagu motiveeriv ja neid ma panin storidesse ka, et umbes, et vaata, mis ma teen. No kui sul ikka 20 pudelit seal köögikapi peal on ja mõtled, et see sama asi oli minu kehas, ma kandsin seda kogu aeg kaasas, mõtled trepist läksid üles, sul oli mingi
nii palju pudelit kuskil seljakotis, noh. Täiesti, see kuidagi, see pani nagu nii kuidagi selle asja perspektiivi, et mis asi see nagu ülekaal tegelikult on. Et need on need otsused, mida ma ise endaga olen teinud umbes, et noh, vähe liikuda, halvasti süüa nagu noh, kalorid üle laadida lihtsalt igapäevaselt, näiteks mitte ära kulutada. Ja siis see kuidagi aitas jah. Aga tegelikult mul on nagu mõte minna edasi, et ma vaatasin, ma ei ole mingi kehamassi indeksi fänn, aga kehamassi indeksi järgi nagu kuskil minu pikkusel ma olen 1,91 m, siis normaalkaal peaks olema kuskil seal 88-85 vahel on nagu rohelise keskel. Siis mõtlesin, et huvitav, kus ma selle teeks ära või? Ma mõtlesin, tegelikult teeks. Et see on lihtsalt nagu, noh, ma näen küll, kus see 15 kilo rasva veel tegelikult saab minna. Nojah, aga vaata, siin tuleb juba lihasmass ka mängu, on, et need ametlikud soovitused asjad, et seal noh, ilmselt ei ole ka mingid siuksed sportlased, kes käivadki järjepidevalt jõusaalis. Palju sa jõusaalis käid? Mitu korda nädalas ja? No praegu käin ikka palju, et iga päev ei käi, aga kuskil 5-6 korda. Aga on ka selliseid nagu nädalaid olnud, kus käin 2 korda ja kui ma olen Eestist ära, sõidan kuskil või niimoodi, et näiteks mingi siin paar nädalat tagasi käisin just nagu Lapimaal siin Polaarjoone taga nagu ja noh, ei ole jõusaali, et ma ei mõtle nii, et kus ma nüüd selle spordikooli leian, kus ma nüüd sisse saan hiilida, et mul ei ole vaja, et ma ei ole nagu mingis noh, lavale mineku nagu plaanis, et nagu, et ma pean seda trenni tegema, et vahepeal ei tee ja siis kui olen nagu jälle kuskil riigis, kus on nagu mingid ägedaid saali, siis käin ja et ma ei ole sellest kunagi teinud endale mingit sellist nagu noh, kohustust, aga praegu kui ma Tallinnas olen, mul mõnus käia lihtsalt, et siis mul nagu hea meelega iga päev lähen, et. Ei ole liiga kinnis idee või jälle seda trenni sõltuvust, on ju, mul on 2 korda elus olnud, see on jube. Samas nagu on seal positiivseid jooni, on ju, et noh, et oled nagu tervislik ja käid trennis ja tugev keha ja samas need negatiivsed pooled, et ei vanaema, ma ei saa su sünnipäeval enne tulla, kui ma pole jõusaalis ära käinud. Oot, mis asja, ma ei saa täna jõusaali minna või? Ma hakkan nutma, ma lähen oma tuppa lukustan 8 tunniks. See nagu ei ole enam normaalne. Aga kas sa oled eluaeg jõusaalis käinud või alles nüüd hiljuti hakkasid? Täiesti nüüd ikka, see on nagu kõik on olnud selle minu selle viimaste aastate kuidagi nagu see endasse vaatamise teema. Ma olen teinud küll igasuguseid perioode, et kunagi aasta 2016 oli see, et Tanel Padar ütles, et tema läheb Ironmanile kuskil Kroonikas on ju. Me ei ole kunagi nagu noh, mingid sõbrad olnud, aga tere tuttavad ikka ja niimoodi ja üksteisele kuidagi noh, head soovinud ja siis mõtlesin, ma tulen ka. Ja siis selle jutuga ma tegelesin Sparta klubi omanikega mingite turundusküsimustega ja siis ma ütlesin, ma tahaks ka Ironmanile minna ja siis Priit Kajari Sparta omanik ja ta ma nagu väga austan selle inimesena, kes Eestis nagu selle spordi eest seisab ja nagu noh, et klubi iga hinna eest peab olema nagu avatud kõigile ja siis tema võttis me oma tiiva alla, ütles, et me teeme kõik sul vajalikud analüüsid ja asjad ja leiame sulle kõige parema ratta ja kõige paremad treenerid ja hakka käima. Ja siis ma hakkasin Spartas käima 2016 ja siis ma läksin Ironmanile ka niimoodi, et noh, sisuliselt ma nagu seda teenet eriti ära ei kasutanud, vaid noh, tegin paar korda nädalas trenni ja siis kaalusin ka 116 kilo või midagi ja siis üks õhtu enne veel panin pidu ja läksin pohmelliga või mingi promilliga läksin sinna starti ujuma sulla-mulla ja kui Tanel Padar sai mingi normaalse tulemuse, siis mina lõpetasin seal kuskil ikka nagu mingi viimases veerandis umbes ja nagu noh, aga mul on nagu tahe olnud ja siis ma panin mingi Instagrami ka, et ma olengi geneetiline müsteerium, et ilma trennita lähen, et hästi tugev ja loll ja selline, et teen asju, mis ei tohiks. Aga noh, ja siis on jälle vaikus. Siis paar aastat jälle nagu plähmerdasin on ju, siis mingi hetk tuli jälle tunne, et võiks minna ja see minul sõltub hästi palju ka sellest kaaslasest, mis naisega ma koos olen. Et kui noh, on nagu selline naine, kes tahab jooksmas käia, siis ma tahan suga koos jooksmas käia. Kui olen sellise naisega koos, kes tahab kuskile lavale minna või siis ma ütlen, ma tahan ka käia suga jõusaalis nii palju, et on ja, aga ma ei taha olla mingi raamatu lugeja siis diivanil, kui sa trenni teed ja siis nagu partneritega ja kui ma olen mõne partneriga, kes on selline, et no ma ei tea, ma olen niisama hea välja ja mul ei ole nagu sporti vaja teha, siis ma ise ka ei käi nagu, et siis ma nagu seda aega veedaks kuidagi kood. Keskkond ja ümbritsevad inimesed. Ma olen hästi mõjutatud olnud alati nagu sellistest nagu kaaslastest või sellest seltskonnast. Ma arvan, et see ei ole ainult sina, ma arvan, et me kõik oleme. Nagu kui ka inimene hakkab mõtlema, vaatama enda praegust suhet, eelnevaid suhteid, et nagu see muster ikkagi ma usun, et on selline, et su kaaslane mõjutab sind tahes tahtmata. Ja kui see on mingi suhe, kus nagu kunagi tundus hea, et joome koos pudeli viskit ära ja kallame ananassi mahla sisse sinna sellepärast, et koos on jumala äge täis olla. Ja siis oligi nagu, see oli selline suhe lihtsalt,
et tuleb osata ära näha see koht, kus nagu sa oled sellest ananassimahlast välja kasvanud, on ju. Tänaseks jah, on nagu see väljakasvamine on nagu olnud. Aga see jõusaali nagu kultuur minu jaoks, et see on veel täiesti lõpuni lahendamata, et ma ei ole seal kodus, sest nagu ma ei ole treenerit kasutanud, et mul on olnud üldse nagu paar inimest, kes mul on nõu andnud. Aga näiteks 2016 tegi Marek Morozov mulle toitumiskava ja nagu trennikava ja seda ma kasutasin siis niimoodi ligi 8 aastat või niimoodi. Siis nüüd tegi Ott Kiivikas mulle lihtsalt kava nagu teistsuguse, aga tegelikult ma teen ikkagi nagu seda kava natuke oma mugandustega ja niimoodi ja siis teine asi, et ma teen endale liiga ka, et mul on praegu ka kineesoteibid peal, et nagu mingi biitsepsi kinnituse tõmbasin ära nagu mehed ikka tõmbavad umbes, et kurat, et kuidas ma siis biitsepsid ära ei rebesta, kui ma saaliskin ikka rebestan. Et tegelikult mul oleks nagu võib-olla vaja sellesse hakata nagu suhtuma mõistusega mingi hetk, et aga jälle vaata, saad oma kogemused õppetunnid ja siis järsku võtad treeneri ja õpid ära, et ei rahmelda üksinda seal. No võib-olla võta nagu. Mu soovitus on isegi, et võtta nagu see treener mingi paariks esimeseks trenniks. Panetegi kava paika, ta näitab sulle asjad ära. Tänapäeval hästi popp mingi online juhendamised on ju, et su treener ei pea Eestiski olema, eks ole. Aga siis sa pead muidugi ennast filmima kogu aeg ja see kellele sobib, kellele ei sobi, on ju. Aga just, et algajatel ka eriti, kes kuulavad, et kui sa lähed jõusaali, see ei ole siuke koht, et vaatad masinat ja lähed ja teed, on ju, et osade harjutustega sa võid väga liiga endale teha. Jõutõmbed, asjad, mis seal on, ma tean mitut kutti, kes haiglasse on läinud selle pärast, on ju, seljavigastused. Et tee see investeering, kas või need mõned korrad koos treeneriga, ta näitab sulle õiged tehnikad ära ja siis saad edasi iseseisvalt jätkata, on ju, et see ei pea olema see, et iga päev käid koos treeneriga ulme summat, tambid sinna alla, on ju. Ma olen tüdrukutele öelnud nii, et sul ei ole raha, et treenerit võtta. Aga vaata, jäta oma kunstripsmed ära, jäta kunstküüned ära, et kus sa nagu paigutad seda raha, on ju, mis su prioriteedid on. Kas su tervis või siis see välimus, on ju. Tead, ma olen seda usku, et selle treeneriga see suhe on kuidagi ükskõik, et kui see on kas või selline nagu 2 korra suhe, vaata, või 2 trenni suhe, et siis see on nii kuidagi selline nagu eriline, et ma arvan, et ma pean selle inimese lihtsalt ära tundma. Ja just, et see peab olema nagu niimoodi, et Marek Morozov tuli Sparta kaudu, siis kui see Ironmani nagu mõte oli, siis Ott Kiivikas kuidagi millegi pärast lihtsalt ise tuli mulle kogu aeg ette nagu Facebookis ja siis mõtlesin, et kuule meeskelsel on kõige rohkem mingeid medaleid üldse kulturismis umbes ja et kuidas ma siis ei küsi. Et nagu olin temaga varem paar korda suhelnud ka mingite teemadel üldse tema mingid motivatsioonikoolitused mingitele minu turundusklientidele niimoodi, et nagu teadsin ta meiliaadressit ja teadsin nagu kontakti, aga siis selle kava ma mõtlesin lihtsalt, et see oleks selline, et ma tahaks teada, kuidas ta mõtleb. Et kuidas ta nagu A-päeva teeb, kuidas ta B-päeva teeb ja siis see tundub nagu huvitav ja siis ta on nagu tore ja hästi loogiline kava ja siis nagu. Aga et kellega sinna saali minna, et ma tunnen, et see inimene peab kuidagi nagu eluteele nagu tulema, et see on nagu õige inimene, sest nagu valik on ju nii suur, et kõik saalid on praegu nagu flyer'id täis kuskil nagu seina peale. Mu soovitus alati on ka, et katsetada erinevaid inimesi ja kavu ja treenereid, et ja siis lõpuks leida see, kes sulle sobib või siis panna kokku mingite teatud inimeste, mingid mustrid, kavad, teadmised on ju, et mida rohkem, seda uhkem. Võib see ka jah, sest nagu, aga vaata iga treeneri, kui sina võtad endale mingit kliente ka, sa küsid kindlasti, mis su eesmärk on, et kuhu sa tahad nagu välja jõuda või et mis kontekstis me üldse räägime ja siis mul nagu aus vastus on see, et ma tegelikult eesmärk ei tea, et ma seiklengi, et ma olengi nagu ekslen, vaatan nagu, et see ei ole matk, kuhu, et ma tahan jõuda sinna sadamasse või ma tahan jõuda sinna mäetippu, et ma tegelikult ei tea, aga ma tahan nagu vaadata, et kuhu ma lähen, et see mõte, et mingi suund on olemas, aga konkreetset sihti praegu ei ole, on ju. Et võiks veel 15 kilo rasva kaotada, on ju, et see nagu on natukene peas. Ma tahtsin küsida, kas sul praegu on midagi sükest, et sa kuskile, täpselt kas mingi Ironman, mingi eesmärk kuskile tahaks mingi võistlust praegu lihtsalt kulgeda? Ma olen nüüd keskjakriisis vendade asjad ära teinud kõik. et ei ole sellist tunnet, et tahaks kuskil liibukate kujuda või midagi sellist, ma tahaks nagu sõprade kujuda või minna. Et spordist ka, et ma tahaks, ma ei tea, lumelauaga Dolomiitidesse minna oma enda bussiga näiteks ja mingid sellised lihtsad spordimõtted on, et ma ei taha minna kuskile mai jooksule või et parandada oma mingit, kui ma ei tea, maratoni aega või et ma nagu tean, et ma füüsiliselt olen võimeline neid asju tegema, aga jah, see kuidagi üldse ei eruta või. Et vaadates näiteks oma endise kaaslase seda treening või seda võistlushooaega kõrvalt, kus me käisime ka kõik nagu Skandinaavia võistlustelt kuni Santa Susannani välja, on ju. Et
et kas ma ise kujutan ennast ette ennast nagu ma ei tea, lased ennast grimmida ja siis lähed lavale naeratama, on ju. Et ei, ma ei ole nagu see vend, et kes tahab ilutusvõistlusel osaleda, et nagu need võistlused on minu elus nagu võisteldud, ma arvan, et. Aga ma üldse imestaks kui nüüd, vaata elu kuulab, on ju. Ja siis mul on mitu korda olnud, et ma olen öelnud, et seda ma ei tee näiteks, et kunagi ma olin 30 ja ma ütlesin, et mina kunagi lapsi ei saa, on ju. Et nüüd on nagu mu 2 poega nagu inimesed, keda ma kõige rohkem siin maailmas armastan, on ju. Et kui ma nüüd Angela sulle räägin, on ju, et ei, mina ei lähe kunagi kulturismi võistlusele. Siis pange tähele, see 50-aastane sassenna kuskil on niimoodi nagu. Ei, see on ülihea, et sa oled nagu lähedalt vaata näinud seda ala ja sa tead enam-vähem ka neid telgitaguseid, mis seal on ju, et sotsiaalmeedias näidatakse küll, et ilus, kena, aga mis seal taga tegelt on, kas need toitumishäired nii meestel kui ka naistel on ju. See arvatakse, et et okei, naised on ju, et mingid buliimiad, anoreksiad asjad, aga see mehed samamoodi dieedi ajal seal söövad üle ja siis lähevad kallistavad vetsupotti, et see on haige ala. Sa pead vaimselt ja mentaalselt nagu väga valmis olema ja nagu iseloomu poolest. See, ma ütlen, see ala minust nagu jälle pure evil, et seal on nagu see edevuse ja nagu tervise kokteil nagu väga huvitavalt segatud, et seal on nagu ahvatlusi nagu nendele inimestele, kes suudavad rääkida, et see on tervis, on ju, seal on ahvatlusi sellele meie nartsissistlikule eneseeksponeerimiskultuurile. Seal on veel igasuguseid jõhkraid asju, mis on nagu tippspordis ikka nagu, et kiusatus, ma ei tea, keemikuks hakata ja endale midagi segada sinna niimoodi, et mis võtab lõivu kuskilt mujalt, on ju. Ja seal on ikka ühelt poolt tohutu tahtejõud, mis on hästi seksikas ja hästi äge nagu see on üldse igasuguste professionaalide puhul, et vaata, kuidas inimesed pühenduvad. Ja teiselt poolt on see, et kui palju seal seda kunsti ja tehislikkust ja nagu, et nagu miks see tahtejõud peab nagu olema ka siis, et tüdrukud mõtlevad, et kas mul on vaja heledaid juuksepikendusi või tumedad, et heledatega Maltal võidab vist paremini, on ju, ja nagu mingisugune, et kui kilomeetrid pikad su ripsmed peavad olema, on ju, ja nagu ja kui suured tissid ja. Kui suured tissid enam-vähem ja kui palju mingisugust nagu, ma ei tea, neid kivikesi sul monokiini küljes või ma ei tea, et seal on nagu midagi sellist ka, et nagu, et ma ise kuidagi armastaks rohkem sporti, mis on nagu kuidagi sellisem. Natuke leebem või? Natuke kuidagi nagu leebem või nagu ei rõhu sellele välimusele, et ma nagu see missivõistluse pool natuke tundub nagu, aga ma ei tea, et sa oled näinud ju seda ka, et sa oled teinud seda mingi laste fitnessi asja nagu, et. No mina ütlen alati vaata, kui mul on õpilased, kui sa tahad võita, kindla peale võita, siis see ala ei ole sulle. Mine tee kergejõustiku, kõrgushüppe, kaugusõppe, seal mõõdetakse ära ja saad tulemuse. Just täpselt, aga see ala, sa võid üks võistlus olla esikoht ja järgmine võistlus olla 5. koht. Oleneb sellest, kes on kohtunikud ja kes su kõrval laval seisab. Sa võid küll mõelda, et ma olen kõige parem ägedam ja siis tuleb seal paar kohtunikku, kellele see üldse ei meeldi, su juukse värv ei meeldinud talle, su kleidi värv ei meeldinud talle. Palju õnne. Ja muidugi ja kohtunikel on ka omad sümpaatiad, et kus ma olen ka vahepeal mingi žürii laudade taga vaadanud, kuidas kohtunikud vaatavad Instagramis võistlejate profiile ja asju, ja siis nad teavad, et oi, et see on ju pingutanud juba 4 hooaegu umbes, et teda ma juba tean sealt kuskilt, et ma olen teda läinud kuskil Helsingis või Rootsis. Poliitiline teema nagu ikka alati spordis on, et kust riigist sa päritud, kes su treener on, kust klubist sa oled, et see tavaline. Seal võib olla ka mingeid selliseid seoseid ja ja teine asi, et kui sa tuled sealt ära, et on inimesi, kelle jaoks nagu kuskil sinu podcastis ma kuulsin ka, et teine koht võib olla kaotus, et sa vist oma perekeiskis rääkisid, üks esimesi podcast oli see, et nagu, et võit võib olla see, et sa lähed üldse sinna lavale, aga teine koht võib olla ka kaotus. Et see on täpselt selline nagu vaatenurga küsimus. Mu enda õde, käisime välismaal võistlustel ja sai teise koha, mõtlesin, sa ei võitnud ja sa kaotasid. Meil on hästi see, et sa lähed ikkagi võitma, et me ei lähe osa võtma. Et öeldakse nii, et osavõtt on pool võitu, eks meie jaoks ei ole. Täpselt, mis su eesmärk on ja mis inimene see isiksusena oled, on, et kes ongi, teeb ise enda jaoks, tuligi kaotas 100 kilo, ja läheb lavale ja see ongi võit tema jaoks. Ja ta tuligi selle mindsetiga, tal vahet pole, mis koha ta seal saab. Ja siis tuleb teine inimene, kes kaotas 3 kilo ainult, on ju näiteks, ei teinud nii suurt seda, nii-öelda, et kõik teevad tööd seal, okei. Aga lihtsalt see point, et sa saad teise koha, 3. koha ja saad õnnet, on ju. Samas teine inimene saab seal 5. koha, maailma õnnelikum inimene üldse. Ja ongi, et kas sa oled nagu esimeses 6, näiteks kui see finaali koht võib ollagi nagu täiesti nagu selline, et oh my god, kellega ma kõrvuti olin, on ju, et ma tulin nagu finaali välja ja siis võib olla ka see esikoht see, et
kus ongi mingid kategooriad ja Santa Susannas ma vaatasin ka, et kus ongi kategoorias on üks inimene. Artistic seniorites on üks inimene ja siis nagu... see on ka sellel ajal põnev jah, et on mingi maailma meistrivõistlused, on 3 osalejat, saad 3. koha ja ma olen maailmas 3. No nii tore tiitel. Ja täpselt samamoodi, et kui mina seal oma mingisuguse esimese trenni aastaga oleks ennast kirja pannud ja ära värvinud, siis nad oleks pidanud mulle ka andma selle karika, sellepärast, et neil kuskil oli lihtsalt nagu 2 võistlejat ainult, et läks ainult kuld ja hõbe näiteks, et jah. Ulmeala, aga nagu ma ütlesin, et kõik on mindsetis kinni ja see, mis nurga alt sa olukorda vaatad. Täpselt kas või see võtta elus ükskõik mis asi. Tegid mingi lolluse, said lollusega hakkama. Sa kas oled õnnelik selle üle, et said kogemusõppetunni või sa jääd aastateks, nädalateks tuppa nutma ja lähen masendusse ja mis iganes on ju. Täpselt nii. Igast negatiivsest olukorrast on midagi võita. Mina alati, ma ei tea, ma toon mingi suvalise näite. Autoavarii, sõidad kraavi. Jäid ellu, oled terve, midagi ei juhtunud, auto on puruks on ju. Ma olen õnnelik, et ma elus olen. Ma ei tea, olen õnnelik, sain sellest vanast rosust lahti, saan uue auto osta, mis iganes on ju, et leia igast sitast olukorrast mingi positiivne asi, nagu igat poolt on midagi võtta. Et see on jah tõesti, mis enne siia sinu podcasti tulekut, kui ma vaatasin kuulasin nagu Spotify's tajulõputust ja vaatasin mõned nagu YouTube'i asjad läbi ja mis ma tahaks kõigile öelda inimesed, et kui Angelalt midagi õppida, on see attitude'i küsimus, et see, kuidas sa suhtud nagu asjadesse nagu positiivselt või see, kuidas sina oma energia võtad, et see on nagu hästi kuidagi hästi nakkav ka vaata. Kui hommikul helistasin sulle, et mis kell meil see nagu kokku lepitud oli ka, et sa oled nagu mingisugune vara juba sellise nagu energilise häälega on ju, mitte ja halloo on ju, et ei ole just nagu seda, et sa tuled kuskilt mingisuguse nagu kosmilise power'iga ja tegelikult meil kõigis on see olemas. Meis kõigis on see ja just. See on nagu võimalik võtta, et ja ma hästi palju rõhutan seda, et see on lihtne. See kõik on siin nii lihtne seda võtta ja teha nagu ärkad hommikul üles, okei, õues on jama ilm, aga sa ärkast üles, sul on katus pea kohal, söök laual, mul tuleb Sass Henno podcast ja ma olen maailma kõige õnnelikum inimene täna nagu. Et selles mõttes sa leiad väikestest asjadest, et olla tänulik, siis sa saad juurde, et olla rõõmus, täpselt jagada seda positiivsust kõigile ja see on lihtne. See ei võta tükki küljest lihtsalt 2 kõrva vahel tuleb päike, muudatus teha, see ei ole raske. See on lihtne tegelikult. see on tõesti nii, et see ei ole nüüd mitte mingil juhul kuidagi mingi jutt, vaid see on täiesti universaalne selline oskus, mida me peaks nagu kuidagi eestlastena võib-olla ka omandama, et näiteks lahkuminek kõik releidivad, näiteks võib-olla selline raske ebamugav periood, aga nagu võimalus tunda kurbust võib-olla selline, issand, kui palju mul südames peidus on see igatsus, see kurbus, see igatsus mingi ilusa sellise hoituse järgi, et see on ju ka kõik lahkumineku valus sees. Ja teine variant on see, et sa mõtled, fuck, ma olen nii vihane, ma olen nii õnnetu, ma olen nii ohver näiteks umbes, et kuidas nüüd nii ikkagi tehti või et miks nii ebaõiglane kõik elu on. Et isegi valusad tunded saab võtta nagu kuidagi nagu selliseks nagu edasiliikumise aluseks, et see on nagu hästi mulle hästi see meeldib, et sa saad oma nagu neid tundeid ja emotsioone muuta nagu energiaseadus vaata, et sa tunned end halvasti, sa tunned need emotsioonid läbi, aga sa võtad selle aluseks, et nüüd hakkad tegutsema ja liigutama täpselt, lähedki jõusaali, hakkad õigesti toituma, sest sul on see tunne siin sees kõik nagu keeb on ja mitte see, et sa istud ja jäädki selle tundega keema, vaid võta see aluseks ja muuda see halb tunne heaks tundeks. Jah, see on täiesti võimalik, et kindlasti hästi palju nagu inimesed tahavad öelda ka, et vahepeal ongi halb tunne, on ju lähedase inimese kaotuses ja nii edasi ja ma täiesti nagu ütlen, et ma ei tühista seda kuidagi, aga seda on nagu võimalik kuidagi enda sees muuta. Mul oli lihtne näide just, et lõhkusin enda akna ära oma lollus, mõtled kohe 4000 €, kus ma võtan seda kindlustusega, et mine perse. Ja siis mõtlen, see on märk sellest, et ma pean võtma endal jalad persalt välja ja hakkama nüüd leidma seda uut äri lihtsalt, et kus ma seda teen, et see on lihtsalt raha, see on lihtsalt see energia, et see on nüüd see, et võtta ennast kokku, et ei ole neid päevi enam, kus vahid päev läbi jõusaalis või kuskil käid lihtsalt sulja-mulja ja siis mängid lastega, ma ei tea, Aliast, on ju. Et isegi halvad asjad on nagu sellised ja siis sellel hetkel võib tulla, mul tuleb ka, et kui mingi ebaõnnestumine on, siis ega must laine käib üle pea nagu. Kas see ongi nüüd see liivatera, mis kaameli selgroo murrab, et ma enam ei suuda ja siis muudad vaatenurga ära. Okei. Aitäh, et te tulite mulle ütlema, et ma pean ennast käsile võtma. Jaa, just see vaatleja roll on nii hea, nagu täpselt pillad mingi joogi maha on ja ei hakka karjuma, ei ole mingi oh my god, ma ei tea. Vaatled, mis just juhtus,
siis juba tõmbad nagu tagasi, vaata, okei, võtan lapi, koristan ära, polnudki nii hull, on ju. Et ja see jah, nagu ka sa ütlesid, see sisus. Sorry. Ma tahtsin tuua ühe hea näite, et sa ütlesid täpselt see, et sa nagu tuled sellest olukorrast välja, vaatad või muudad vaatajad, just. Et kõik ju ongi peegel. Suhteliselt on peegel, jah. Võta näide, sa lähed seisad peegli ette, naeratad. Mis sa peeglist näed? Keegi naeratab sulle vastu. Sa nutad, lähed peegli ette, mis sul peeglist tuleb, nutu nägu on ju, kurb inimene. Aga nüüd, kui sa tahad seda nutu nägu seal peeglis muuta, sa ei hakka näpuga ju peeglit surkima. Sa muudad ise ennast, sa ise pead naeratama. Et selles mõttes kogu see maailm ongi peegel, et kui sa oled ise kurb, see maailm ongi jube koht ja kurb on ju. Aga kui sa ise oled rõõmus, näed kõigest positiivset, siis see maailm ongi ilus ja positiivne koht. Minu see on nagu hea loogiline näide, kes veel pole sellest aru saanud, et kõik on meile peegeldus sinu enda sisemaailmast ja närvisüsteemist, kuidas sa siin midagi koged. Jah. Üks trikk, mul on nagu neid laineid olnud selliseid nagu enda käsile võtmise laineid ja siis enda nagu minna laskmise laineid nagu hästi mitmeid elus ja siis on ka sellist nagu hästi depressiivset ja musta auku olnud ja kus ma nagu avastasin, et mida ma pean endale ütlema siis, kui see musta auk on, et kus ma ei jõua endale naeratada või ma isegi jõuan naeratada, sest ma teen nagu seda, mida paljud mehed teevad, et ma nagu teesklen ära, et ma tean, et kedagi niikuinii huvita, kui raske sul on seesmiselt, et nagu sa pead olema nagu kuidagi positiivne, edukas, et ma kuidagi nagu teesklen, aga see kuidagi see kurbus ja jõuetus on ikka sees, siis nagu see lause, mida ma endale ütlen on, et see läheb mööda, usu mind, see läheb mööda. Peale halba tuleb alati hea. Ja siis ma avastasin seda alles paar aastat tagasi, kui ma lugesin Bessel van der Kolki, kes on nagu brainscan'e teinud või nagu ajuskaneeringuid teinud nagu traumaohvritel ja tema leidis seda, et need piirkonnad ajus, kus on lineaarne nagu järjestus ja ajataju, on passiivsemad siis, kui sul on see koht, kus sul on traumasalvestunud aktiivne. Et kui sul ongi mingi halb hetk, siis sul võib see ajataju ära kaduda, et miks näiteks depressioonis või näiteks kui suitsiidsed inimesed võivad ka tunda, et see ei lähe kunagi paremaks, et ma peangi rõdult alla hüppama, on see, et seal ei ole nagu seda usku, et saab minna paremaks, sest sul ajus ei ole see piirkond, kus sa saad lineaarselt paigutada oma mälestusi ja mõtteid, et homme on teistsugune päev. Et see ei ole lihtsalt hetkel aktiivne, elekter puudub. Et kui sa ennast suudad ära veenda, et see läheb mööda, et ükskõik kui must auk on, ükskõik kui selline tunne on, et ma ei kuulu siia maailma enam või ükskõik, et ma tahan ära minna või ma tahan kuskil minna teise dimensiooni. Et endale, kui sa suudad endale öelda, et see läheb mööda, siis see on lubadus, mida sa ei murra. Sest päriselt läheb mööda. Sest kõige hullemad leinad ja kõige ebaõiglasemad olukorrad ja nad ikkagi lähevad mööda. Ja elus ju käibki nagu Ameerika mäed. Mõtle, kui sa oleks kogu aeg konstantselt ainult rõõmus, nagu suht igav on ja. Elu peabki käima üles alla, see ongi nagu voolavus ja see, me tulimegi siia õppetunde, kogemusi saama, emotsioone kõike tundma, nägema, katsetama, et mis elu oleks, kui sul oleks kogu aeg ainult üks joon. Jah, et sellele ma kirjutan ka hästi alla, mis sa praegu ütlesid, et kujutad sa ette elu, kus sa oled kogu aeg rõõmus või? Et kui keegi paneb taotlus, et ta tahaks õnnelik olla, siis nagu ma kuidagi tahaks ka öelda, et õnnelikuks saamine on väga okei eesmärk. See saamise protsess on nagu mega oluline, et su soovid täituvad ja sa näed manifesteerumas enda nagu mingid unistusi ja sa leiad enda kõrvale selle nagu universumi, mida sa tahad. Aga et sa ei nagu kuidas ma ütlen, et õnnelik olemine, see nagu nirvana nagu, see on hästi ilus nagu ideaal, aga seal puudub igasugune areng. Seal puudub igasugune kogemuslikkus, seal puudub igasugune püüdlus kuhugi poole, et see on selline nagu, kui keegi ütleks mulle, et sa võid jõuda nagu täiesti õndsuse seisundisse, nagu ma ei ole kindel, kas ma selles elus tahan või oma praeguse kogemuse juures tahan, et ma tahan nagu neid väljakutseid samamoodi, ma tahan nagu seda valu samamoodi tunda, kuidas rõõmu tunda, ma tahan unistada samamoodi, kuidas ma tahan näha nagu ka nagu unistusi kadumas, sest see paneb mind ümber defineerima ennast nagu, et ma tahan nagu olla inimeste lähedal samamoodi, nagu ma tahan olla eraldi, et selles eralduses ma saangi aru, keda ma tegelikult igatsen. Ja inimestega koos olles samamoodi, sa võid aru saada, et kas sa oled nagu hästi nagu heas kohas või hoopis, ma olen hästi vales seltskonnas, vale lõkke ääres, ma tahaks olla hoopis kusagil mujal, et see nagu nii kuidagi oluline, et teha seda sinusoidi, seda üles alla, et me peame õppima järjest rohkem nautima ja aga ma ei oska seda kuidagi vaimse tervise keelde tõlkida. See on nii hästi öeldud ja ma tõlgendan seda kui nii, et elus on alati kõik nii nagu peab.
sa oled õigel ajal õiges kohas, suga juhtuvad täpselt need asjad, mis peavad juhtuma, kui sa vaatad nagu tagant järgi, siis mõtled, noh jah, see juhtuski sellepärast, et saaks avaneda järgmine uks, on ju, sealt ma sain selle kogemuse, see tegi mind sellest, kes ma täna olen, ja edaspidi ka ükskõik mis sündmus tuleb, sa tead, et noh, see pidi põhjusega tulema. Ju sellel on mulle midagi õpetada. Ja kui sa sellest nagu aru saad, et elus ongi kõik nii nagu peab, me ei ole katki, meiega lihtsalt juhtuvad asjad, kogemused, keegi ei pea sind tervendama ja noh, et see ongi lihtsalt nii nagu peab olema. Et see nagu, see ilmselt niimoodi on, jah. Mulle hästi meeldis, et sul oli üks hästi tore naisterahvas siin saates, kes tegeleb ka nagu seksuaalselt väärkoheldud lastega ja siis mulle nagu kuidagi, see oleks mulle hästi nagu hinge, et kuidas ta rääkis, et ta võis täiesti sirge näoga rääkida näiteks mingisuguseid seisukohti Ukraina sõjast, kuidas Venemaa on ohver ja nagu selline, kuidas nagu ta saab kõigest aru ja siis kuskil ta ütles nagu ka, et aga et lapsed kindlasti väärkohtlemiskogemust ei vali, on ju. Ja ma ütlesin, ma nägin tema hinge, et temal on see väärkohtlemiskogemus lapsepõlvest, miks ta on selle nagu nii-öelda tervendamise tee valinud ja ta läinud sellele rajale. Ja siis see on see koht, kus ta ei peagi omaks võtma seda, et see kuidagi oli talle vajalik kogemus, mis tema koges lapsepõlves. Et see oli nagu nii valusalt nagu tuntav, et trauma ohvrile me ei tohi öelda, et see trauma on kuidagi sulle manifesteerunud selle pärast, et sa nagu, ma ei tea, saaksid edasi areneda. Aga me võime seda alati endale öelda. Trauma ohver ise endale võib seda öelda. Et vaata ennast me võime ka nagu käest laitida, sest see on tegelikult motivatsioon. Me ei tohi teistele öelda, et see nagu võib-olla tema ei ole selles kohas, et seda kuulda või nagu omaks võtta. Et mulle kuidagi hästi meeldis see, et me ei saa teisele öelda, et sina valid endale ise elu, aga me saame endale alati öelda, et meie valime endale ise elu. Meie valime endale selle vaatenurga ja siis me oleme nagu hästi kuidagi võitmatud ja võib-olla kiirgame endast ka välja seda, et kui me kõik koos selle laulukaare all, mis sul siin paistab, on ju, selle laulupeo asemel ütleks, et me ise valime endale selle elu ja saatuse tee, siis see oleks nagu hästi võimas asi, et kõva rahvast tuleb sellest. Mega. Kuule, aga tuleme tagasi nüüd korra sinna kaalulangetuse ja tervise juurde, väga põnevad teemad meil siin. Aga kui nüüd kuulaja mõtleb, et tahaks ka ennast kätte võtta, ütle mingid top 3 soovitust, nagu, et kust alustada, kuidas see mõtteviis hoida, kust ma ei tea abi saada, mida vaadata, uurida mingid materjalid. Ja kui on inimene, kes ei tea need makrodest midagi, mis see makrode lugemine üldse on ja kuidas ikka sina tegid ja... Ma võin rääkida ainult sellest, kuidas mina tegin. Kui ma räägin soovitusi, mida teha, siis... Ei, ma mõtlengi sinu kogemuse põhjal soovitusi. Kui te soovitusi tahate, küsige Angela käest, tema on treener. Ega mina annan ka ju jällegi oma tõe põhjal. Ja kes resoneerub minu selle nii-öelda tasandiga, vibreerib minuga siin samal nagu sagedusel, see võtab selle info vastu. Kes mitte, see ei võta, need inimesed ei jõuagi minuni on ja. Aga jällegi näiteks, kui meil siin kuulajaid vaatajaid on, kes resoneeruvad ja vibreerivad siin sinuga samal tasemel, nad võivad saada siit mõtteid. Ma räägin, see võib olla isegi top 10, aga ma räägin, mis mina tegin. Et mul olid kindlad mingid asjad, et esiteks mul oli see, et valgud täis. Et alati, kui makrodest mõelda, siis nagu mõtlesin, et mul oleks nagu piisavalt valku, sellepärast, et ma avastasin üsna esimesel nädalal, et kui ma söön kanad, krevetid, asjad nagu, mis mulle nagu niikuinii nagu ka meeldivad, siis mul kaovad ära igasugused isud. Ja seda ma ütlesin nagu ühele tuttavale treenerile ka, kes oli nagu öelnud, et umbes, et vaata nagu palju keha kilogrammi kohta valke vaja on, et mitte ühtegi soovi mingisugust nagu junki süüa, mitte ühtegi sellist nagu, ma ei tea, sulajuustu isu, mitte midagi ei tekkinud, sellepärast, et kui ma ise nägin nagu, ma kasutasin MyFitnessPalli äppi ja kui mul valgud olid nagu normis, et ei olnud valgu defitsiiti, siis mul isusid ei olnud magus isu mitte midagi, et ülilihtne oli nagu esimesest päevast peale sealt maikuust alates. Siis üks asi, mis nagu mina tegin ja sellel on ka nagu vastuväiteid, et kalor on kalor, et kas ta on kell 11 õhtul või kell 6 õhtul, on ju. Aga mina õhtut ei söönud, ma läksin ise nagu selle fasting mindseti peale kuidagi, et kui ma unustasin süüa näiteks kella 5-6 nagu 6:30 ajal, siis ma lihtsalt ütlesin, et sa ei ole millestki ilma jäänud, aga sa sööd seda homme. Et sa lihtsalt, et ei lähe, ei huvita. Näed, magasid oma akna maha ja kõik ja siis see aitas nagu väga-väga, et iga päev järgmine päev kaalu peale minnes nagu kõik nagu vektor oli õiges suunas. Aga mis kellast sa esimese toidukorra siis sõid, mis sul see paastuaken nii-öelda oli? No ma arvan, et oli mul kuskil 8 tundi selline, aga nagu suva, sest mul on nagu olnud alati selline vaba graafik, et ma nagu vaatan, et kuidas ma ärkan ja kuidas ma teen. Siis lisaks sellele aknale vesi. Mõtlesin, mis iganes, ma ei tea, kas see on hea või halb, aga ma joon oma 3 liitrit täis. Ei huvita.
et räägitakse, et ajan ained organismist välja, las nemad räägivad, aga ma vähemalt joon täis, et selle veega ma katsetan. Ja siis lihtsalt sundisingi. Vahepeal ma olin ekstreemne ka niimoodi, et pruudiga jalutasin õhtul Vanalinnas ja siis kuskil öölpäev läbi lahti Prisma juures 23-50 seda Saaremaa vett pigistan endale suhu ja siis oli niimoodi, muidu ma panen keti kohe. Siis ikkagi, et oma liitrit täis. See oli sul endal siuke kinnisidee, et sa 3 liitrit päevast peab. Ma pean looma endale reeglid, millest ma pean kinni, sest mul ei ole peale iseenda mitte kedagi. Nagu et kui keegi mulle ütleb, et sul ei ole seda vaja, siis sa tõmbad ära selle ühe kaardimaja kaardikese, mille peale ma ehitan praegu seda oma uut nagu programmi ja sul võib õigus olla, et mul ei ole seda vaja. Aga kui sa selle kaardi ära tõmbad, siis kõik muu kukub ka. Et ma mõtlesin, et ma pean selle vee täis jooma, et keegi ei tuleks mulle ütlema, et oi, sul ma ei tea, mingisugune vesi talletub kuskile. Mul vett nii palju organismis, et nagu mul on üle seda. Et vesi. Siis mis veel oli logimine. Kindlasti MyFitnessPal on ju ülinõme äpp kasutajaliideselt, aga nagu nutan ja kasutan, skännin triipkoode ja et lihtsalt saad teada, et ebamugav, aga mul peab see info olema. Ükskõik, mis siis kaalungi ja vahepeal oma küpsist, et kuna mul oli see ka, et ma võin kõike süüa. Et kui tahan Maci minna, siis ma nagu lihtsalt vaatan Maci lehelt ka nagu makrod ära ja panen sisse ja nagu, et kõike teaks. Et iga viimane kui mesi ja iga viimane kui küüslauk isegi, mis annab nagu 0,00 midagi, et kõik oleks kirjas. Siis sealt edasi oli see, et sammud täis, kuna ma olin nii fucking paks nagu kehakaalult, ma ei paistnud nagu paks välja. Ma just tahtsin öelda, et aga samas sa ei ole ju kunagi nagu näinud paks välja. No, eks mul on ka nagu need selfie nurgad on nagu alati head, et kuskil Instagrami paned ja niimoodi ja et aga pikkus ja dressikad on nagu see. Mul ju öeldakse sama, ma ju ka tegelikult plus 25 kilo rohkem kaalusin, kui ma praegu kaalun, et öeldakse, sa ei ole kunagi paks olnud. Üks asi on et inimest nähakse nagu visuaalselt, et okei, ta on ülekaalus. Aga teine asi on sa ise nagu täpselt käidki lohvakate dressikatega, teised ei näe, aga sa ise näed, sa ise tead, on ju. Ja mis ma veel tahan öelda on see, et sul ei pea rasv olema siin väljapool, vaid rasv on siseelundit. Rasv hästi suur, jaa. Võid näha nagu peenik inimene, aga samas ta on seestpoolt nii rasvunud, et ta nagu mitte tervislik, vaid eluohtik on. Jah, mul oli ka see, et ikka keha koostis ära teed, et see ei ole mis täpne koostis, aga võtad kaalu kätte ja lased natuke elektrit läbi, nagu igas MyFitnessis saad teha, on ju. Et igas Euronixis saad ka seda kaalu osta. Mingi pildi, mingid numbrid saad ette, on ju. Midagi saad ette, on ju, et ikkagi nagu näitab. Ja siis see oli see logimine. Aga sammud oli see järgmine asi, et ma ei tohtinud joosta selle pärast, et või ma olen jõudnud alati joosta ja mul ei ole nagu mingi maraton probleem olnud, et ma olen nagu pikavõhma vende alati. Aga sul meeldib joosta? Mulle täna meeldib räigelt joosta, sellepärast, et see on nagu väike hirvekene kalpsab ringi kuskil kalamaja vahel, sellepärast, et mul ei ole põlvedel valus, mul ei ole hüppeliigestel ahilleus on kõik korras, et mul ei ole nagu ja jooksmine on selles mõttes ka äge, et vaata palju kaloreid sa saad ühe tunniga nagu, et kui mina jooksen nagu hea tujuga, siis ma jooksin 1000 kalorit selle tunniga ära, nii et asi ei ole. Aga ma tegin samme ja kindlalt nagu alati niimoodi, et kui mingi 20 000 päevas võtsin ette nagu ja kui ma Veneetsias käisin, Veneetsias ei olnud mingi probleem teha kuskil mingi 43 000 ka, et selline lemmiklinn, kus lihtsalt jalutada on ju mingid kanalite äärtes ja niimoodi, et tegin alati sammud täis ja siis mul oli poeg oli 3 eelmine aasta, noorem poeg. Ja siis vanem poeg võtsin rattaga kaasa, noorema poja panin kärusse ja võtsin talle mänguasjad ka ja ma ütlesin, et ma tean, et sa jõuaks kõndida ka, aga meil on praegu, teeme sammud ära ja siis lähme mänguväljakule sinuga kõndima, niimoodi ma sundisin teda kärusse ja kui suve keskel oli see aeg, et ma sain talle ratta, millega ta sõitis juba niimoodi 10 kiltsi tunnis, siis me hakkasime koos käima niimoodi tegemas ja nagu hästi äge oli see, et ma nagu pooled nädalad, mis ma nagu Eestis olen nagu ja lastega olen, siis nagu ma sain trenni teha koos lastega, aga need sammud oli püha leht. Kogu aeg see üks kalamaja ring. Sa leiad lahendused. Sa ei ole see vend, kes otsib vabandust. Ma olin lastega, ma ei saanud oma samme teha. Siis võtsid lapsed kaasa, tegite koos, sa leidsid kõik lahendused nagu. Alati ja siis olid mingid asjad olid isegi sellised, et ma tegin nagu oma kvartali ringi seal Kopli vana kalamaja, mul on mingisugune 300 meetrine ring või 400 meetrine, et ma tegin neid ringe lihtsalt niimoodi, et olin nagu oma 3-aastasega videokõnes umbes, et kui ta tahtis kodus olla. Et siis olin videokõnes ja ma tegin oma sammud ära, et ei olnud nagu mitte mingit excuse'i. Sellepärast, et sellise commitment iseendaga olid see sammud ja siis mingi hetk nagu, kui kehaga oleks nii kergeks, et ma sain jooksmas hakata käima, siis oli nagu, see oli juba puhas nauding, et nagu sammud võtsid vähem kaloreid ja nii edasi. Siis uni,
see oli nagu see, mida ma teadlikult tegin, mul on alati unega probleeme olnud sellepärast, et ma ei tea, kuidagi närvisüsteem ja ma käitun ka valesti, et noh, õht on täpselt see aeg, kus ma vaatan, ma ei tea, kinnisvara kuulutusi on ju, vaatan, ma ei tea, autosid, mis Saksamaal müüki on tulnud, umbes oma lapsepõlve lemmiktsikleid kuskil umbes, et äkki ma peaks ikka selle vana Honda ostma, on ju, et nagu selline. Ja siis ma scrollin, on ju. Ja kõik see sinine valgus ja õhtune scrollimine, see on tegelikult jama, aga siis ma tegin mingid kindlad sellised perioodid, kus telefon jääbki kööki, magamistoast teises otsas, on ju. Panen ta sinna kööki laadima, magamistuppa ei too nagu telefoni ja siis nagu sundisin ennast magama. Ja täiesti igasuguste selliste nagu õpitud meetoditega, nüüd hingan ennast rahulikuks ja teen seda nagu, ma ei tea, 4 nurka, on ju, et nagu hingan sisse, hoian kinni, hingan välja, hoian kinni. Ja siis niimoodi rahustasin, siis temperatuur, et magamistuba jahutasin kuskil niimoodi, et oleks nagu madalam ja noh, ta on nüüd külmal ajal on ülihea, et mul magamistoast ongi kõik maha keeratud, aga suvel oligi nagu see, et see oleks toa jahedaks ja niimoodi. Et selle unega ma nägin küll vaeva ja uni oli küll seotud niimoodi, et kui vahepeal ei maganud, tegin mingi 4-tunnise öö näiteks, siis oli kohe see, et kuidagi keha läks stressi, hoidis nagu kaalu kinni ja niimoodi. No vaata, seal kõik need hormoonid ju tulevad ka nüüd mängu ja miks sa siis järgmine päev rohkem tahad süüa, kui sa vähem magad ja minu arust on see nii hull, et kui sa lähed nagu oma tavarutiinist hiljem magama, oletame, ma lähen iga päev kell 11 magama ja üks päev ma lähen kell 3 magama ja ma ärkan järgmine päev üles ja mul on nagu pohmaka tunne. See on nii ulmeline, sa mõtled, kuidas uni saab mul siukse tunde tekitada, et ma ju ei söönud, ei joon midagi muud, et noh, kõik on sama ja ma läksin lihtsalt hiljem magama ja ma ärkan, mul on nii halb olla, no pea ja kõht, kõik, et no, kuidas? Ja siis alguse reegel, esimese 20 kilo kaotamise reegel oli see, et väljas ei söö. Nagu oligi nagu eat shit asja, aga väljas sa ei söö ja ma olen põhiväljas sööja ju, et mul on nagu Tallinnas on rutiin, et me parima sõbraga käime Arsenali keskuses lihtsalt gurmeeklaabis päevakat söömas näiteks, sellepärast, et tema kontor on seal, ta on kontoritöötaja ja siis see hetk päevast, kus me nagu juttu ajame, me sööme seal päevakat. Ja siis oli niimoodi, et ma ütlesin, et ei, et ma ei loobu sellest, et ma ei lähe Karlaga nagu sööma. Ma lähen sinna ja lihtsalt ettekandjal ütledki, et sorry, nagu mul on praegu selline teed, et ma ei saa teie häid asju süüa. Aga kas sa siis jõid vett, jõid teed või? Jõin vett lihtsalt tavaliselt jah, et ma olin oma karbi ära söönud, et ma nagu päris nagu karbiga restorani ei läinud lihtsalt lugupidamisest restorani omanike vastu, aga lihtsalt tegin endale, et ma võin väljas käia, aga ei söö. Ja siis mingi hetk, kuna ma olin nagu nii ilusti enda kehaga hakkama saanud, siis suvel oligi juba see, et mul Veneetsias on mingid tartari kohad ja you know, et kui sa tead, kus saab nagu toorest liha ja see meeldib sulle ka veel, on ju. Et sinna ei saa minema, et teate, siis ma murtsin ära. Nüüd võin minna ja nagu lihtsalt nagu Aga jällegi paremad valikud on ju, et ei võtnud purksi. Ja siis ma olin juba 20 kilo nagu läinud alla ka. Et see väljas mitte söömine oli selle teadlikkusega, et ma pean ise vastutama sellest, mis läheb suhu. Ma ei saa anda vastutust peakokale, et ta paneb mulle sinna sisse mingi täid asju. Et see oli nagu... See vastutuse oma on nii lahe. Mõtlen, sa lähed lennukisse, sa usaldad pilooti ilma teda nägemata. Ja. Sa lähed restoranis, usaldad kokka ilma, et sa näeks neid koostisosi, mis seal toidus on ju. Inimesed siis pimes usaldavad mingit teatud asju ja siis, et see ei ole mingit kontrolli. Ja vaata, kui sa ei võitle, mina nagu enda jaoks sõnastasin selle ka, et ma võitlen toitumishäirega. Et mul oli kuidagi mehena see toitumishäire, see on üldse kuidagi, et ma võtsin paar aastat tagasi selle omaks, mul oli kunagi Tervis Plussis oli kolumn nagu mingi 2-3 aastat, kus ma kirjutasin mingid oma vaateid tervisele ja niimoodi igakuiselt ja siis seal ma ju rääkisin, et mul on tegelikult toitumishäire, et ma tunnen seda emotsionaalset söömist ja mul on nagu see, et kui midagi läheb näiteks halvasti või ma saan nagu halva uudise või halva kõne, siis ma olen nagu kõps püsti külmkapi juures ja vaatan, et oi, mul on mingi lats suitsuvorsti, mis jahimehest sõber on toonud, on ju, siis suitsuvorst läheb kohe, et ma hakkan nagu snäkkima enda lohutamiseks, et see on ka mul nagu lapsepõlve teema, et toit on nagu lohutus ja toit on see, kus ma nagu kiita saan. Ja siis kõik sellised nagu kuidagi, et selle et ma sain aru, et ma võitlen toitumishäirega ja ma pean olema natuke karmim. Et see on ikkagi sõda, et see on nagu võitlus nagu, et kuigi ma teen sõjas nagu head reeglid, et näiteks kõht ei tohi tühi olla. Et kõht ainus kord, kus võis tühi olla, nagu oli see, kui see aken õhtul kinni läks. Ja siis mõtlesin, kallis, sass, ootad, olen leebe enda vastu, aga ei ole praegu enam söögiaega, on ju. Aga see, et see väljas mitte söömine oli nagu selline, et ma saan raputada ära, et ma ei hakka nagu, ma tahtsin muutuda nagu ise enda harjumuste ohvriks, et öelda, aga väljas söömine on minu jaoks nii kasulik. See on ju nii minu osa vaata, et see on ju nii tore, vaata, see on sotsiaalne, et sa oled kellegagi koos, on ju meeldib, see on emotsioon või siis, et umbes lähed oma lemmikkohvikusse või siis rääkisin endale, et aga kiiresti saab ju. Ma lähen sinna, on ju, tellin ära, on ju nii edasi, et mul ei ole nagu, ma ei tea,
biojäätmete kilekott ei ole kodus pärast täis, on ju, sest ma koorisin kartuleid või midagi. Aga võt need sellised reeglid. Aga kuidas sa praegu nagu vaataksid selle toitumishäire koha pealt, et kas sa oled selle täielikult seljatanud või on mingi protsess ikka veel käimas või kuidas sa praegu siis nendele halbadele kõnedele reageerid, ei lähe külmkapi kallale? See impulss jääb sisse alati. Ja see on nüüd laiem ja seda võib-olla on sinu vaatajatel ka huvitav kuulda, et minul nagu impulss on nagu minna sõltuvuskäitumise juurde lohutust otsima. Et ma olen kõik oma sõltuvuskäitumused tänaseks nagu selles mõttes seljatanud, et kontrolli alla saanud, et nad ei kontrolli mind, et mul ei ole seda riski, et juhtub midagi elus mingi suur avarii ja siis ma pöördun tagasi alkoholi juurde, ma tean, et ma ei pöördu. Et mul ei ole nagu sellist nagu hirmu, et ma nüüd raskes olukorras alla annan või nagu õgima hakkan, aga impulss on alati. Tahe ja siis, aga aju ei mõtle, et söömine, et sa mine nüüd sööma, aga aju mõtleb niimoodi, et mis see eelmine koht oli, kus sa midagi korduvalt tehes tundsid ennast hästi. See võib olla see, et ma igatsen oma eksi järgi, tahan nagu, et no ma ei tea, lähme ikka reisime kuskile, teeme midagi, saame, tule kaasa, on ju, ei tule. Et aga nagu see impulss on ju ühendust võtta, nagu drunk texting on, nagu teate, on ju. See võib olla näiteks see, et ma teen midagi, et teen kardiot nii, et valus hakkab, on ju. No täiesti mõttetu asi, on ju, et ega kardiofunktsioon on hoopis teine, on ju, et sul ongi mõtet hoida ju pulssi rohelises ja üldsegi nagu käituda nagu fatburnilikult, on ju. Ei, ma tahan mingi räigelt hiiti teha nüüd või nagu tahan räigelt endale haiget teha. Et see võib olla nagu see, et külmkapi juurde minek. Mul on sundliigutus on see, et ma teen külmkapi lahti ja siis ma tavaliselt nendel nädalatel, kus ma olen poistega, siis küsisin, et te tahate midagi või? Et ma ei tee küll endale süüa näiteks, aga hakkan nagu lastele pakkuma, et ma näen, et need nagu impulsid on, et see on see, kus ma tundsin ennast viimati turvaliselt. Ja siis tulebki selline nagu endale nagu pai teha, et sa praegu tahad luua endale seda turvalisust nagu sellega, et sa hakkad mingit leidma maailma, mis on sulle tuttavlik, on ju. Ja see on nagu, see jääb minuga elu lõpuni. Aga vaata, sinna taha tuli juurde see teadlikkus ja see teadvustamine ja analüüs, et okei, sa lähedki külmkapi juurde, aga su käed ei tõmba seda toitu sealt sisse, vaid sa teed lahti ja sa peatud, sa analüüsid, kontrollid ja siis hakkad ümber mõtlema, okei, miks ma siia tulin, lähme tagasi, okei, joome vett, ma ei tea, teemegi lastele midagi, mis iganes on ju. Et see nagu kontrolli enda kätte võtmine, vastutus enda kätte võtmine. Ma toon sulle näite, et see ei ole kuhugi kadunud, et nagu ma kunagi ei tule rääkima selles kohas, et umbes mingisugune, ma olen nüüd terve musternäidis, vaid ma olen nagu work in progress tõenäoliselt selle hetkeni, kui ma ei tea, elan 106-seks ja siis ka nagu mõtlen neid asju, aga mingi hetk me rääkisime sinuga nendest talukaupadest, on ju. Ja siis ma läksin õhtul lüpsisooja piima ostma sinna Laitsesse, on ju. Ja siis meil oli autos olid mingid piparkoogid, nagu Kairon oli kaasas, Kairon 4-aastane ja siis nagu istusime seal ja niimoodi ja siis tõin selle piima nagu 5-liitrise lähkri, on ju. Ja siis mõtlesin, tahad nagu proovida, et umbes mingisugune ja Kairon ütles, ei, ma tahan praegu küpsist, on ju, ja siis ta nagu kohvitopsist sõi neid nagu küpsiseid, on ju. Ja siis ma mingi hetk nagu jõin seda piima sealt 5-liitrisest nagu lähkrist, mõtlesin, et oi, et lapsepõlve maitse ja et ma olen nagu lapsepõlves veel niimoodi nagu 90ndate alguses oli see, kui mul vanemal lehmad ära nagu likvideeriti, et nagu enne seda nagu ma olin see nagu laudas piimajooja laps veel. Ja siis nagu nii tore oli ja siis mingi hetk ma vaatasin, et mul hakkab Kaironi topsi käima käsi nagu nende küpsiste järgi. Ja siis kuskil oli see, et piim ja küpsis oli koos ja see käis ikka päris mitu korda niimoodi, et umbes mingisugune need Kalevi mingid jõulu, need paksud piparkoogid, need ümargused, sellised on ju. Ja siis see käsi käis. Ja siis mingi hetk ma vaatasin, et kurat, et ma söön mingit kuradi piparkoogi jama, on ju. Ja siis see käsi käis veel, on ju. Ja siis mingi hetk ma nagu teadlikult ütlesin, et kuule, vaata, kas sa saad nüüd lõpetada. Ja siis ma lõpetasin nagu teadlikult ära, aga käsi käis. Et see on nagu see näide, et kui ei kontrolli, kui ei keskendu, siis impulss võtab üle. Ja mulle hästi meeldib see iseendaga rääkimine. Mina kusjuures kasutan seda kõva häälega rääkimist. Mitte, et ma peas nüüd mõtlen, et kuule Angela võtan kokku, vaid ma reaalselt ütlengi kõva häälega nii. Mine nüüd tee oma sammud ära ja siis me jätkame selle tööasjaga siin on ju. Et nagu reaalselt see kõva häälega endaga rääkimine kuidagi nagu aitab panema see stopi peale. Räägime, teeme, analüüsime, kontrollime, võtame vastutuse enda kätte, teeme ära on ju. Täpselt, et see vastutuse võtmine nendes mikrohetkedes ja neid võib päeva jooksul nagu nii palju olla. Et mul ei ole seda, et nagu ma nagu tunneks tungi kuskile, ma ei tea, minna restorani nüüd nagu kui kõht on nagu täis, aga ma pean nagu ikkagi nagu ütlema endale, et kuule, et sa lõunal käisid ära ju vaata, et ei lähe teist korda lõunal, sest varem, kui ma nagu ei tegelenud teadlikult selle nii-öelda
kaaluga, siis mul on mingi probleem käia ühe päeval 3 korda lõunal. Ühe sõbraga ühes kohas, teise sõbraga teises kohas, kolmanda sõbraga kolmas kohas. Ja lähme kuskile sööma, et ilm on ka kehv. Aga nagu nüüd mul seda nagu et ma kogemata seda teeks ei ole. Aga nagu see impulss ikkagi, et minna kuskile, et söömine on ju see mõnus. Söömine on ju see, kus ei ole probleeme nagu, et see toitumisehäire nagu minul oli täpselt see, et kunagi oli ema, kes oli minuga hästi karm, aga söömine oli selline, et kui ma, ta tegi hästi palju süüa ka ise kodus, nagu ikkagi nagu nõukogude lapsevanemad ja selline. Ja siis toiduga ta oli kogu aeg selline, et oi, näed, ma teen sulle midagi veel. Ja meie armastuse keel nagu peres, nagu nii kui me esimesed 15-16 aastat elasin ema juures, oli see, et iga muu asja pärast võisin õiendada saada, kuidas koolis läheb ja miks ma valetan ja miks mul, ma ei tea, mingisugune kuskil mitte minule kuuluv mänguasi lasteaiast kaasa tulnud on ja miks ma jälle varastan ja mingid sellised asjad. Aga söömisega ma olin hea poiss, kui ma sõin. Ja siis see hea poiss, kes peab palju sööma selleks, et naistele meeldida või sellele ühele, siis see arhetüüp selle naisele meeldida, siis see ema trauma nagu käis muga tõenäoliselt selle söögiga kaasas, et ma olengi see vend, kes palju sööb ja siis hiljem tuli sinna kultuuriliselt otsa see, et mehed ju on suure isuga, söövad liha, teevad siin grillivad asju värki ja siis see sobis hästi, on ju. Et ma ei ole valiv, mis kuradi allergiad on ja ma võin kõike süüa, on ju. Ja siis oligi kuidagi selline, et tuli veel istuv eluviis ka, on ju, ja kõndimise asemel sõidad rohkem autoga ja siis nagu need kilod niimoodi kasvasid. See on üks näide, on ju, kust need toitumise teemad tulevad. Võime veel näiteid tuua, et kui taldrikud tühjaks ei söö, siis enne laua tagant püsti ei tõuse, on ju. Teine asi. Ja sööma sundimine. Saad koolis head hinded, lähme McDonaldsis. See on juba minu McDonaldsi aeg, on mitte 90-ndatel, aga et said võistlustel hea tulemuse, preemiaks lähme Mäkki. Ja siis hakkadki ennast premeerima nende asjadega, et pole mingit emotsiooni, lähme Mäkki, sealt tuleb see kõik. Oi, see toidupreemia on saatanast, see on minul ka sees näiteks, et kuidagi tahaks avaldada lastele armastust ja siis tuleb selline, et tahate, ma teen teile midagi süüa. Nagu see, mingi normaalne küsimus muidugi, et süüa, aga siis nagu, et nagu see avatud küsimus on see, et nagu seal vastus tuleb, pannkoogid on ju. Et ja siis ma teen pannkooke. Et ei ole nagu nii, et ei kallikesed, et ma teen teile nüüd nagu mingisugust liha on ju. Ja ikka endas on sees see. Ja ma näen täna kõrvalt, et see armastuse keel nagu läbi söömis on sees see nagu ma ei tea, päkapikud käisid, tõid ikkagi maiustusi ja siis mul oli nagu sasse, miks sa teed niimoodi? Vahepeal käisid päkapikud, kes tõid ka nagu fitness-batoone, on ju. Ja siis need fitness-batoonid ei leidnud sellist aplausi. Ja siis nagu see oli ikka Kinder Surprise. Ja siis mul oli sasse, sa tead ju, on ju, mida on vaja, on ju. Sa tead ju, et võiks olla tervislikud snäkid laual, on ju, aga ikkagi juhtuvad sellised asjad. Milles on asi, on ju? Kas see ongi? 2025 ma sellega ei tegele. Järgmine aasta. Et mul ei ole praegu nagu kapatsiteeti kõike muuta korraga. Areng, protsess, et sa nüüd näed läbi, sa teadvustad ja sa hakkad tegema väikseid samme sinna poole, et liikuda paremuse poole, on ju. Ja jällegi igal asjal oma aeg, koht, kogus, nagu meil ka korra läbi käis, on ju, et täpselt okei, 1 kuu aastas. Las nad siis söövad seda Kinder Surprise, on ju. Et sa ei töö ju seda nagu jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, eks ole, et oma aeg, oma koht igal asjal ja emotsioonid, asjad, elu. Jah, kuidagi endale nagu ausalt otsa vaadata ja vähemalt öelda, et kuule, ma tean, et ma praegu ei tee seda asja päris õigesti, et ma nagu ei torma terapeudi juurde, et ma olen isana läbi kukkunud, aga nagu, et ma tean, et ma ei tee seda asja päris õigesti. Ja ma tean, et ma tegelikult tahaks midagi muud ja ma tean, et hea lahendus oleks midagi muud. Et nagu viga oleks seda teha ja arvata, et see on ainuõige, sest nii on alati tehtud. See lause, aga alati on ju söödud, aga alati on ju tehtud ja siiamaani elame. See on minust kõige rumalam asi, mida öelda. No muidugi, alati on, ma ei tea, turvavöödete sõidetud. Täpselt. Alati on naisi pekstud või nagu mingisugune selline, et mis kultuuriliselt on juurdunud umbes, et me peame kuidagi muutma. Ja see muude asjadega ka, et midagi teha, ma tõin selle jääaugus käimise näite või nagu talvel ujumisnäite, et minu arust on nagu kuidagi ohtlik omistada mingitele enda nagu sellistele tegevustele või sellistele väikestele isiklikele projektidele nagu tohutult jumalikku kaalu, et umbes, et nüüd ma lahendan kõik sellega ära, et nagu ma ei pea kunagi ennast paksult riidesse panema, sest ma olen ju see jääaugus käiv vend või et
et panen veel lapsed ka jääauku, on ju, et las nad seal olla, on ju, et pigem on nagu see, et noh, et lapsed ise valivad, et kas nad tahavad hakata kunagi käima või mitte, et nagu. Ja see on nii paljude asjadega niimoodi, et ükskõik kas või need sinu saadetest läbi käinud teemad, et kas need on nagu mingid arstirohud või mingid vaktsiinid või noh. Et iial ei tea, on ju, et mõnel see päästab elu, mõnel see hävitab elu ja nagu ei tea nagu, mis see õige on nagu. Ja, nägin eile nii head videot, üks karnivoor reageeris siis ühele videole, kus oli siis ema oli vegan ja lõikas seal kapsast ja laps tuleb köögi äärde ja ütleb, kapsa hais nii rõve. Ja siis ema ütleb, mida? Võta sõnad tagasi, muuda ära. Sorry. Ja siis see karnivoor see kommenteerib, et nii vaadake nüüd, laps instinktilt paneb ja tunnetabki ära, et see kapsas on halb ja see keedetud kapsahais on rõve, ja siis ema surub talle oma mingisugust mustrit ja asja peale, et see laps otsustab ise, kui ta ei taha kapsast järge suruga, et igaüks tunnetab ja kuulab oma keha ise, juba lapsed tegelikult väga noorest east teevad seda. See on jah. Mul on selle oma keha kuulamisega üks selline riugas ka oma elus. Ja see riugas on see, et ega mul on keha valetanud ka. Et keha on mulle valetanud ka, et räigeltab magusat näiteks. Just, ja seda ma alati mainin siia juurde, kui ma ütlen, enne sa ei saa keha kuulama hakata, kui ta pole puhtaks ja terveks tehtud. Et täpselt, kui sa oled alles sealt sellest magusa ja mäki ringist välja tulemas, siis muidugi esimesel nädala keha ütleb, ma tahan šokolaadi, keha ütleb, ma tahan mäkki, see ei ole keha, parasiidid ja kõik asjad, mis sul seal sees on, on ju. Sest ajus on mingisugused sellised imelikud shortcutid meil inimestena, mis vahepeal võivad rääkida maru ratsionaalseks meile kahjuliku tegevuse, jälle inimsuhetes nagu, kes teab seda lahku kokku valu, on ju, et sa tahad, aju ütleb sulle või nagu mingisugune annab sulle mingisuguse, me võime öelda hing või süda ka, aga ma pean talle kirjutama. Tegelikult ei pea, on ju, see ei ole, see on möödas nagu miks, on ju, et miks sa nagu lõhud ja miks sa nagu lähed tagasi ja su areng ei vaja seda, sa ise ei vaja seda. Aga ise nagu räägid, ei, see inimene ikka igatsen õige, nii, ja siis proovid käia nagu ja siis mõtled, jumal küll, mida ma tegin, kui mingi piisav aeg on möödas ja see sõltuvus või see spell on maas nii-öelda või see mana on sinu pealt nagu eemale läinud. Ja see on nagu mingite toitudega võib niimoodi olla, muude sõltuvustega võib niimoodi olla, ma ei tea, tuttavad alkohoolikud, tervitan teid kõiki ja armastan südamest, et nagu kes ütlevad näiteks, et ei, aga mõistlikult juua. No come on, et ma ei joo ju kogu aeg ja ma ei joo ju lolliks ennast ja ma ei joo ju vanglasse ennast või mingisugune, et nagu see on ju äge, et umbes mulle lihtsalt meeldivad need head veinid, see on ju Burgundia. Et nagu me leiame endale vahepeal õigustuse ka, ütleme, kuulasime oma keha ja keha seda Burgundiat väga tahtis. No aga jälle, oma aeg, oma koht ja kogused on ju, kuidas kellelegi. Liial ei tea jah, et mis see on. Et vahepeal me trikitame võib-olla ennast ka ära. Just. Ja mul käib see edasi tagasi ka, et ühelt poolt ma nagu hästi palju saan jõudu sellest, et ma nagu ütlen, ma olen muutumisvõimeline. Ma olen vastutuse võtmisvõimeline, ma olen muutumisvõimeline ja siis edasi tagasi see pendel käib nagu vahepeal niimoodi, et kui ma tunnen ära selle nagu väikse poisi, kes ma olen nagu kogu aeg olnud, et põhimõtteliselt huumorisoon on sama, mis mul oli kuskil, ma ei tea, kujutan ette 7. klassis või midagi sellist ja nagu kõnemaneer on sama, mis mul oli, ma arvan mingisugune kuskil 14-aastaselt või midagi, et miski pole nagu muutunud, kui ma tunnen selle ära, siis mõtlen, et kas see variant on õige, et ma olen hästi palju muutunud või see variant, et ma tegelikult pole absoluutselt muutunud ja ma räägin endale mingit muutumislugu, mis aitab mul nagu koos püsida lihtsalt oma identiteedis. Ja siis ma olen jõudnud kuidagi sinna, et mõlemad väited, mis on täiesti vastuolulised, et ma ei ole muutunud ja ma olen muutunud, võivad korraga olla õiged. Ja siis mul on nagu see, kosmos. et kaks tõde võib korraga kehtida niimoodi, et me ei pea valima, et kumb see tõde on. Et kui ma ütlen, ma ei muutu kunagi, et see on sama aus lause, et kui ma muutun ja ma muutun pidevalt ja ma olen ikkagi see sama inimene, mitte nii, et ühel hetkel ma nagu valetan ja teisel hetkel ma ei valeta. Et see on nagu hästi, et kõik on korraga kõik. Nii võimas siia lõppu praegu. Täpselt. Ja hullumaja. See oma tõe nagu leidmine, seal olemine ja selgroo omamine, et sa ei lase teistel seda oma tõde mõjutada, et tuleb inimene ütleb, ei, sa oled muutunud, aga sina ise tunned, et ei ole ja oled samal ajal on ja tema ütleb, sa ei saa siin keskel olla, sa pead valima, sa ei saa lasta kellelgi ennast ära tõugata sealt keskelt olekust on ju. Mul hästi meeldib see, et inimene tuleb, et ole realistlik. Ära tõmba mind sinna samasse, kus sina oled on ja mina ei taha realistlik olla, ma tahan unistada suurelt on ja et seda on nagu hästi
nii võimas lihtsalt kuulata, et on veel inimesi, kes nagu mõtlevad ja. Sinu reaalsus ongi teine, mis on nagu Ja. näiteks kellegi teise reaalsus. See on täiesti, et sa Ja. näed ise, kuidas sul lähevad asjad niimoodi nagu elus, kuidas sa ütled, et lähevad, aga mõnel ei lähe, on ju. Tal ongi teine reaalsus ja. Ja kui see reaalsus algab kahe kõrva vahelt ja nii lihtne see on. Ja, nii on jah. Sest et kõik on peegel. Aga võib-olla selline lõpumõte, et mis ma kuidagi kõigile tahaks öelda oma nagu teekonnast on see, et minul on hästi tihti, hästi suur osa elust on olnud nagu see nagu nii-öelda maailma parandamise nagu tunne ja maailma parandamise soov. Ja üha rohkem ma hakkasin avastama seda, et see nagu katkine osa minust tahab nagu maailma parandada, et mitte ennast parandada, vaid just parandada seda maailma enda ümber kuidagi, et teha head ja aidata teisi ja sekkuda teiste suhetesse ja sellepärast ma võtsin hästi palju nagu hästi suure hingega seda, et umbes, et ma pean alati midagi arvama ja midagi ütlema, et umbes, et kuidas joonduda inimestele nõu andma, kui nad seda ei ole küsinud ja siis kuidagi nüüd sellise ringiga ma olen tagasi jõudnud sinna, et ma nagu parandan maailma nagu parandades ennast ja ma arvan, et need nagu kilod ja kõik läksid ka kuidagi nagu iseenesest sellel hetkel, kus ma sain aru, et tegelikult on nagu minus nagu, et ainult mina olen nagu see, mida ma saan parandada. Et ma ei saa parandada sind ja ma ei saa parandada teisi ja ma ei pea tegelema teiste probleemide ja suhetega ja siis ongi nagu see, et noh. Ja kuidagi esimest korda nagu tunnen, et see kergus on nagu kuidagi tulnud füüsilises mõttes ja kuidagi hingelises mõttes ka, et mul ei ole nagu enam seda rusuvust, et ma pean tegelema mingite kohtuasjadega ja ma pean tegelema mingite. Ohvri rollist välja tulemine. Põhimõtteliselt. Sest et sa ei ole enam ise ohvris, aga samas ka tead, see on ohvri roll, kui sa tahad kõike parandada. Kui sa tahad maailma parandada, teisi parandada, sa oled ohvri rollis. Ja issand, kui tark see on, mis sa ütled praegu selle pärast, et ma olen ise endaga selles vaielnud. Mina ei ole ohver, mina aitan ohvreid, aga ei, ma nii väga tahan sinna rolli minna, kus on ebaõiglus. Mul on kananahk lihtsalt. Ja, I feel you, et see on see, et nagu, see ongi nagu groundbreaking, et kõik tuleb pöörata nagu kuidagi nagu endasse läbi enda ja siis see on nagu õige tee ja ma tunnen, et ma olen nagu õigel teel ja siis ma nagu praegu lähengi elus niimoodi, et ma isegi vabandan mingite inimestest, et kuule, vabandust, et ma sinu ellu sekkusin siis, kui ma olin teises kohas. Et ma siis arvasin, et ma teen head, aga ma ei oleks pidanud. Aga noh, ma tegin seda selle kogemusega, mis mul siis oli. Et see on jah, selline. Äge. Ma olen sõnatu. Mul ei ole sõnu ja ma arvan, meil siia lõppu ei olegi muud sõnumit ega midagi muud vaja. Suur aitäh, Sass, et sa tulid. Sa kutsusid, mul on hea meel olla nagu kuskil nagu sinu elutoas siin kaamera ees, et jagada seda teekonda. Väga kihvt. Väga lahe episood. Suur aitäh, et sa tulid. Et kutsusid ja ma vaatan hea meelega edasi su ajuloputust ka, et mul on nii nagu lahe, et ma leidsin selle üldse nüüd. Näeme järgmine episood. Tšau!